Alates sellest ajast, kui Venemaa 2014 aastal Krimmi enda kontrolli alla võttis, on Ukraina lubanud oma territooriumi kunagi tagasi saada. Aastaid näis see võimatu. Venemaa haare selles piirkonnas oli lihtsalt liiga tugev ja kui Moskva alustas 2022 aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse, oli Kiiev sunnitud oma jõupingutused mujale suunama, et vältida teiste piirkondade sattumist Kreml kontrolli alla. Nüüd on olukord muutunud. Ukraina on selle sõjakäiku pööranud, see kogub kiiresti hoogu. Ja äkitselt ei tundu Krimmi vabastamine enam võimatu unistusena, vaid väga reaalse võimalusena. Kuna Ukraina väed lõikavad aeglaselt, kuid kindlalt läbi ühendused, mis seovad seda piirkonda Venemaaga, nõrgestades Kremli haaret ja sillutades potentsiaalselt teed millelegi palju suuremale. See on olnud juba ammu oodatud. Üle 10 aasta tagasi andis Venemaa president Vladimir Putin käsu Krimmi poolsaare jõuga ülevõtmiseks. Ta väitis, et see oli rahva soov ning et Krimm on alati olnud ja peaks alati jääma Venemaa osaks. Paljud inimesed nii piirkonnas kui ka mujal Ukrainas olid sellele tugevalt vastu, kuid Putini operatsioon oli üllatavalt hästi planeeritud ja läbi viidud, jättes Kiievile vähe võimalusi peale vastumeelse olukorraga leppimise. Kui täiemahuline sissetung aastaid hiljem, 2022 aastal algas, kasutas Venemaa oma kontrolli Krimmi üle ära. Venemaa suunas piirkonda vägesid, õhutõrjet, pommitajaid ja muud, kasutades neid Ukraina lõunapiirkondadele lakkamatute rünnakute korraldamiseks. Poolsaar muudeti sisuliselt sõjaliseks stardiplatvormiks ning see osutus otsustavaks esimestel päevadel, kui Kremli väed tegid kiireid edusamme sellistes kohtades nagu Herson ja Zaporižžja. Ukraina sai sellest aru ja hakkas aktiivselt Krimmi sihikule võtma, kui selleks võimalus avanes. Näiteks nägime rünnakuid Musta mere laevastiku vastu Krimmi sadamalinnas Sevastoopolis, samuti lööke Kertši väina sillale, mis ühendab poolsaart otse Venemaa mandriosaga. Kuid need rünnakud olid sageli ebaregulaarsed ja Ukrainal oli keeruline piirkonnale mingitki püsivat survet avaldada või seda hoida. Seega, isegi kui Venemaa sai piirkonnas kahju või kaotas jõude, oli tal sageli aega taastuda, parandada ja täiendada oma vägesid ning selleks kasutati mitmeid olulisi varustusteid. Loomulikult kasutas ta silda ennast, kuid tugines ka raudteeparvlaevadele, et transportida olulist kaupa ja varustust üle väina. Kremli väed rajasid samuti maismaa koridorid ja raudteemarsruudid, mis viisid Venemaa piirkondadest läbi okupeeritud alade Krimmi. Nende võimalustega suutis Vene armee aastaid säilitada märkimisväärse kohaloleku poolsaarel. Isegi siis, kui varud hakkasid otsa saama või kui toimusid Ukraina drooni- ja raketirünnakud, ei läinud kunagi liiga kaua aega, et tuua piirkonda juurde elavjõudu, laskemoona ja muid ressursse. Täna on olukord täiesti teistsugune. Näiteks silla puhul arvatakse nüüd, et Venemaa komandörid on äärmiselt vastumeelsed selle kasutamise suhtes, vägede või sõjatehnika transportimiseks. See on peamiselt tingitud sellest, et Ukraina on aastate jooksul korraldanud selle rajatise vastu arvukalt edukaid rünnakuid. Sealhulgas toimus oktoobris 2022 massiivne plahvatus, mille tagajärjel varisesid mitmed teelõigud. Veel üks plahvatuste seeria juulis 2023, raketirünnakukatse augustis 2023 ning veealune lõhkerünnak juunis 2025. Kuigi pärast seda pole dokumenteeritud plahvatusi ega tulekahjusid olnud, on sild peaaegu pidevalt kõrgendatud valmisolekus, sest Ukraina droonid ja raketid võivad igal hetkel horisondi tagant ilmuda ja pogurajatise osi merre paisata. Tõepoolest, alles hiljuti, 16 mail, tuli silla liiklus turvakaalutlustel peatada 11 tunniks, enne kui tavapärane liiklus taastati. Sulgemine põhjustas tosinale rongile pikki viivitusi ja sellist asja juhtub tänapäeval üsna sageli. Sild peab sageli ajutiselt tegevuse peatama iga kord, kui Ukraina droone või rakette nähakse Krimmi taevas või selle ümbruses. Isegi ilma sillata suudis Venemaa siiski kasutada arvukaid raudteeparvlaevu, et viia inimesi ja kaupu üle Kertši väina. Nii hakkas Ukraina neid ükshaaval hävitama. Ja selle aasta aprilli alguses viimane parvlaev koodnimega Slavjanin löödi rivist välja. Ukraina sõjaväeluureagentuur GUR avaldas rünnakupildid, mis näitasid laevast välja tungivaid leeke ja suitsu. Samal ööl ründasid Kiievi väed ka Venemaa Kavkasi sadamat, mis asub Krasnodari krais, saates selge sõnumi oma vaenlasele, et sõjaliste varustuste liikumine üle Kertši väina ei ole enam lubatud. Kuna nad ei saanud kasutada ei silda ega veeteed, jäi Venemaa vägedele vaid üks võimalus.
ainus viis, kuidas nad said varustust mandrilt Krimmi toimetada, oli läbi okupeeritud alade mööda M14 maanteed, mida tuntakse ka kui Mariupoli maanteed. See maantee kulgeb läbi Lõuna-Ukraina, ühendades läänepoolse Odessa Donetski oblasti piiri ja Venemaa piiriga idas, läbides teel suured linnad nagu Herson ja Mariupol. Kuna Venemaa kontrollib suurt osa Donetski piirkonnast, suutis ta selle maantee tõhusalt enda kontrolli alla võtta ja kasutada seda oma eesmärkidel. Venemaa sai saata tanke, jalaväe lahingumasinaid ja väetransportööre mööda M14 maanteed, läbides okupeeritud Mariupoli ja edasi lõpuks maanteelt maha keerates ning liikudes lõuna poole üle piirkonna piiri Krimmi. Aastaid see toimis. Maantee oli regulaarselt täis Vene sõidukeid, sõdureid ja varustust, mis liikusid poolsaare poole, ning Ukraina ei saanud selle vastu suurt midagi teha, sest tee ise oli rindeliinist üsna kaugel ja korralikult kaitstud. Ukraina droonid ei suutnud piisavalt kaugele lennata, et maanteid järjepidevalt tabada, ning nende väed pidid keskenduma teistele asukohtadele ja olulisematele sihtmärkidele. Aga 2026 aastal on olukord hoopis teistsugune. Nüüd pole Ukraina mitte ainult õppinud droonisõja kunsti, vaid on sellega täielikult omandanud. Ukrainal on nüüd suuremad, paremad ja mõjusamad mehitamata õhusõidukid, UAV-d kui kunagi varem, millel on võime liikuda kaugemale ja lüüa tugevamalt kui nende varasemad primitiivsemad eelkäijad. Ja Ukraina kasutab neid droone märkimisväärse mõjuga, muutes M14 tõeliseks maanteeks põrgusse venelaste jaoks. See kõik on juhtunud uskumatult kiiresti. 11 mail hakkasid Venemaa sõjablogijad ja propagandistid äkitselt häirekella lööma, jagades teateid, et Ukraina droone oli lõpuks maantee ääres märgatud. Ja nüüd olid nad võimelised läbima 160–200 kilomeetrit ehk 100–124 miili, mis on vajalikud, et ületada rindejoon ja jõuda selle Kremli varustusvõrgu olulise arterini. Järgnenud päevadel hakkasid need samad blogijad paaniliselt jagama videoid ja pilte maantee ääres põlenud sõidukitest ja tulekahjudest. Ukraina droonirünnakute jõhkrad tagajärjed selles piirkonnas. Üks neist blogijatest, Aleksei Živov, nimetas neid rünnakuid äärmiselt murettekitavaks märgiks, enne kui jätkas. Vaenlane on hakanud jõudma võtmetähtsusega logistikaarterini, kasutades pika tegevusraadiusega droone, mida täiustab Starlinki satelliittehnoloogia, et aidata neil tabada sihtmärke miilide kaugusel rindest. Teine blogija Vladimir Romanov ütles, et Mariupoli Budjanski maanteelõik ei ole enam tagalatee, viidates sellele, et maanteest on saamas üha ohtlikum koht, jagades samal ajal kaadreid tee ääres põlevast kütuseveokist. Ukraina jagas samal ajal samuti teateid ja kaadreid edukatest droonirünnakutest selles piirkonnas. Täpsustuseks kirjutas Azovi brigaad Telegramis, et Ukraina droonid on nüüd võimelised patrullima teid ja ründama sihtmärke kuni 160 kilomeetri sügavusel lahinguliinide taga, andes piirkonna vaenlastele tõsise hoiatuse. Azovi mereväebaasi esimene korpus jätkab sanitaarvööndi loomist Vene logistika jaoks. Löökide sügavus suureneb ning Ukraina on oma lubadust pidanud. Pärast nende esialgsete teadete avalikustamist on M14 muutunud üheks kõige ohtlikumaks kohaks kogu okupeeritud aladel Vene sõdurite ja sõjaväesõidukite jaoks. Ükski koht pole turvaline, sest Ukraina droonid pole kunagi liiga kaugel. Varustatud piisava koguse lõhkeainega, et hävitada tanke ja jalaväesõidukeid, pole neil kamikaze-tüüpi droonidel mingit raskust lihtsate veokite ja soomustransportööride hävitamisel. Iga mööduva päevaga meenutab see maantee üha enam rindel asuvat tapmistsiooni kui turvalist varustusteed, kus isegi üks Vene blogija, Maksim Kalašnikov, võrdles seda Afganistani lahinguväljadega. Maismaatee Krimmi meenutab üha enam 1980-ndate Afganistani teid. Hävinud sõidukite jäänused on laiali tee äärtes. Vaenlane segab varustusteed droonidega. See on Venemaa jaoks tõsiselt halb uudis ja olukord läheb ainult hullemaks. Enne kui selgitame, kuidas ja miks, siis kui soovid rohkem sellist infot, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me analüüsime seda igal nädalal sellisel moel. Ukraina komandöörid on üsna selgelt mõistnud, et M44 maantee ja sellega külgnevad teed on kõik, mis Venemaal on jäänud, et varustada Krimmi, ning nad soovivad need viimased varustusteed iga hinna eest läbi lõigata. Kohalikud elanikud teatavad, et Mariupoli maantee põleb sõna otseses mõttes ja muutub sõjatehnika jaoks läbimatuks. Vastuseks sellele on mõned Vene sõjablogijad ja komandörid hakanud häiret andma, kutsudes tungivalt üles tugevdama kaitset ning paigaldama piirkonda uusi droonivastaseid meetmeid, näiteks maskeerimisvõrke, mis kataksid teed ja looksid tõkke droonide ja allpool liikuvate sõidukite vahele. Siiani pole aga mingeid märke sellest, et oleks paigaldatud võrke või muid droonitõrje kaitsevahendeid.
Selle asemel tuli ainus suurem areng Vene poolelt 21 mail, kui Hersoni kuberner Vladimir Saldo allkirjastas määruse, millega ajutiselt piiratakse kaubaveokite liikumist osal teelõigul, mida Venemaa on hakanud nimetama Novorossija ehk Uus-Venemaa maanteeks. Saldo märkis siiski, et sõidukid, mis kuuluvad sõjaväele, võivad seda marsruuti endiselt kasutada, samuti veokid, mis transpordivad muid olulisi kaupu. Tema otsus on tekitanud segadust, kusjuures üks Kremliga seotud blogija ütles, et see muudab Ukraina droonioperaatorite jaoks sõjaliste sihtmärkide tabamise maanteel veelgi lihtsamaks, kuna neil pole enam vaja muretseda sõjaväesõidukite ja tsiviilsõidukite eristamise pärast. Sõjauurimise instituut ütleb samal ajal, et Saldo määrus tõestab, et Ukraina taktikad toimivad. Saldo otsus piirata liikumist M14 maanteel näitab, et Ukraina rünnakud on muutnud sellel marsruudil liikumise palju ohtlikumaks ning see mõjutab tõenäoliselt Venemaa logistikat sellel teel okupeeritud Ukrainas. Kui teel on vähem sõidukeid, ei kannata mitte ainult Krimmis olevad sõdurid, vaid ka piirkonna tsiviilelanikud. Tõepoolest, oleme juba jõudnud punkti, kus Venemaad on sunnitud kehtestama kütuse normeerimissüsteemi autodele Sevastopoli sadamalinnas. Seal 23. mail teatasid uudisteagentuurid, et kohalik kuberner Mihhail Razvozajev avaldas, et määratlemata logistiliste probleemide tõttu on kütuse müük linnas, mis on kogu Krimmi suurim, piiratud vaid 20%-ni. 20 liitrit ehk 5,3 gallonit sõiduki kohta, kuni olukord paraneb. Omakorda langeb meeleolu ja moraal kogu poolsaarel jätkuvalt ning kui Ukraina suudab oma intensiivsust hoida, võib Venemaal peagi muutuda täiesti võimatuks ja jätkusuutmatuks jätkata tuginemist MM14 maanteele. Kui see juhtub, ei jää Kremlil enam ühtegi võimalust varude ohutuks toimetamiseks Krimmi. Sealt edasi peab Ukraina lihtsalt kõrvaldama ülejäänud Vene sõdurid ja sõjalised rajatised kogu piirkonnas. Ilma, et peaks muretsema, et kahjustatud või hävitatud varad asendatakse. See juba toimub. Ukraina uudistekanaali Novini Liiv üksikasjalik raport näitab, et Ukraina kaitsejõud ründavad aktiivselt õhutõrjesüsteeme üle kogu Krimmi. Viimastel päevadel on rünnakute intensiivsus ja regulaarsus kasvanud, sundides vaenlast ümber paigutama neid väheseid süsteeme, mis tal veel alles on. Dmitro Pletnjuk, Ukraina Mereve pressiesindaja kinnitas, et riigi väed sihivad Vene radareid ja raketilaskeseadmeid. Ja eriti viimase aasta jooksul on olnud arvukalt teateid oluliste õhutõrjevahendite kahjustamisest või hävitamisest. Sealhulgas S-300 ja S-400 süsteemid ning Nebo-U radarid. Pletnjuk ütleb, et Ukraina droonidel ja rakettidel avaneb üha rohkem võimalusi Krimmi taevas lennata ja täiendavaid sihtmärke hävitada. See viitab sellele, et kas Venemaa alles jäänud kaitsevahendid ei suuda Ukraina kaitsejõudude tegevust tõkestada või on tõepoolest mingisugune puudujääk. Ta märkis veel, et tänu täiendavatele löökidele ja survele Kremlile kuuluvale Musta mere laevastikule ei saada Venemaa laevu tõhusalt merele. Praegu ei ole merel ühtegi laeva. See tähendab, et Kremlile alluvad väed ei saa isegi sõjalaevadele ja raketiristlejatele loota, et aidata kaitsta nende poolt Krimmis hõivatud maad. Ja kuna õhutõrjevahendeid on vähem, et kaitsta oma taristut ja sõjalisi rajatisi, on Krimm üha haavatavam õhurünnakute suhtes. Seda kinnitas Ukraina lennundusekspert Anatoli Krapčinski intervjuus NV raadiole 19. mail. Krapčinski sõnul hakkab Ukraina nägema Venemaa objekte Krimmis mehitamata rünnakutele kergete sihtmärkidena, lisades, et Kiiev kasutab nii õhu kui ka meredroone, et hävitada seda, mis on jäänud Kremli rannikukaitsest. Krimm on meie jaoks muutunud sihtmärgiks. Venelased saavad sellest aru, kuigi nad üritavad sinna jätkuvalt rohkem elektroonilise sõjapidamise ja õhutõrjesüsteeme saata. Ta jätkas, et mida rohkem selliseid rünnakuid toimub, seda enam kaotab Venemaa järk-järgult võime kaitsta oma rajatisi kogu poolsaarel. Ta tõi näiteks arvukad edukad rünnakud Belbeki lennuväljale, kus Ukraina suutis hiljuti hävitada Pantsir S2 õhutõrjesüsteemi ning mitmeid muid taristuelemente. Ja on varem hävitanud MiG-31 püüdurhävitajaid ning muid olulisi vaenlase varasid. Kokkuvõtteks ütles ekspert, et Krimmist on saanud lihtne sihtmärk ning Ukraina on saavutanud seal õhuruumis võrdsuse, kuid nüüd mehitamata süsteemide, mitte mehitatud lennukite abil. Aga võrdsus on alles algus. Ukraina ei taha olla Krimmis Venemaaga lihtsalt võrdsel positsioonil. Ta tahab vaenlase sellest territooriumist lõplikult välja tõrjuda. Tõepoolest, Ukraina president Volodymyr Zelenski on korduvalt väljendanud oma soovi näha oma riiki täielikult taastatuna, nii et iga Venemaa poolt hõivatud maatükk tagastatakse õigustatud omanikule. See hõlmab mitte ainult Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižja alasid, vaid ka Krimmi. Ja hoolimata sellest, et Krimm asub rindest nii kaugel, näib see muutuvat üheks lihtsamini vabastatavaks alaks Ukraina jaoks.
Ukraina väed isoleerivad seda piirkonda edukalt. Nad hävitavad selle kaitserajatisi ja muudavad selle Venemaa jaoks peaaegu võimatuks hoida. See on eriti suur probleem Putinile, kes tegi Krimmi Venemaa osaks muutmise oma isiklikuks missiooniks. See pidi olema osa tema pärandist, üks põhjustest, miks teda mäletatakse kui üht Venemaa suurimat valitsejat. Ja aastaid arvas ta, et tal õnnestus see ja ta pääses karistuseta. Ja ta nautis lugematute venelaste imetlust, kes on sellest ajast peale läinud sinna endale kodusid rajama või naudivad seal päikeselisi suvepuhkusi. Nüüd see, mida Putin pidas oma suurimaks võiduks, muutub kiiresti tema kõige piinlikumaks kaotuseks. Ukraina haarab kontrolli tagasi ja hoiab Krimmi tulevikku sisuliselt oma kätes, kuid jääb näha, mida ta järgmisena otsustab teha. Mõned sooviksid näha territooriumi täielikku piiramist, kus Ukraina väed marsivad sisse ja võtavad jõuga tagasi selle, mis neile kuulub. Siiski on ebatõenäoline, et see juhtub niipea. See oleks täielikus vastuolus Ukraina üldise strateegiaga ja keskendumisega sellele, et kasutada maksimaalselt ära oma käsutuses olevaid ressursse. Rünnak Krimmi vastu nõuaks tohutul hulgal vägesid ja ressursse ning see võiks avada rindelõikudel lünki, mida Venemaa saaks ära kasutada. Samuti ei ole praegu veel selget teed sellesse piirkonda. Ukraina peaks kõigepealt tagasi valutama kaotatud alad Hersoni piirkonnas, enne kui saab edasi liikuda Krimmi suunas. Selle asemel näeme tõenäoliselt pidevat ja üha intensiivistuvat õhurünnakut sellele piirkonnale. Üha rohkem droone hakkab hõljuma Mariupoli maantee kohal, valmis ründama kõiki Vene sõjaväesõidukeid, mis julgevad sellele teekonnale asuda. Võib juhtuda, et peagi muutub Putini vägede jaoks selle tee kasutamine täiesti võimatuks, mis viib piirkonna veelgi suuremasse kaosesse, kuna kütuse, toidu ja laskemoona voog aeglustub peaaegu seiskumiseni. Senikaua jätkavad Ukraina droonid ja raketid tõenäoliselt sõjaliste objektide hävitamist kogu poolsaarel, õõnestades Kremli kontrolli ja tõestades sealsetele elanikele, et isegi näiliselt võimas Vene armee ei suuda neid tegelikult kaitsta. Ja Ukraina ei tegutse jõuliselt ainult Krimmis. Kui sõda Venemaaga algas, oli Ukrainal vaevu mereväge ollagi. Ometi suutis Ukraina kuidagi täielikult neutraliseerida Venemaa Musta mere laevastiku ohu, kahjustades ja isegi uputades mitmeid vaenlasaluseid, sealhulgas kuulsa raketiristleja Moskva. Paljud Kremlile kuuluvad sõjalaevad olid sunnitud sabajalge vahele tõmbama ja oma elu eest põgenema, peitudes näiliselt turvalistesse sadamatesse ja mereväebaasidesse. Kuid oma viimases rünnakus tõestas Ukraina, et ükski koht pole Vene laevade jaoks tõeliselt turvaline, sest nad hävitasid just ühe Vladimir Putini parimatest fregattidest, admiral Esseni. Vene merevägi ei ole enam lihtsalt raskustes. Nende varad pühitakse süsteemselt kaardilt ükshaaval minema ja nende abitutel komandöridel pole midagi teha, et seda peatada. Rünnak toimus 23. mai ööl Novorossijski mereväebaasis Krasnodari piirkonnas Venemaal. Novorossijsk on üks Venemaa suurimaid Musta mere sadamalinnu ja Musta mere laevastiku peamine operatiivbaas. Ja sellest on saanud üha populaarsem sihtmärk Ukraina droonidele ja rakettidele, kus viimastel nädalatel ja kuudel on selles piirkonnas registreeritud mitu edukat rünnakut. Kreml on olnud sunnitud abitult pealt vaatama, kuidas kõik, alates laevadest kuni naftaterminalide ja sõjaväe peakorteriteni, on õhku lastud ja süüdatud. Ja viimane rünnak on kahtlemata üks seni kõige laastavamaid. Kogu juhtunu üksikasjad koos videosalvestistega löökidest ja nende tagajärgedest jagas internetis major Robert Magyar-Brovdi, kes on üks tuntumaid Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandöre. Brovdi avaldas, et sellesse sügavale ulatuvasse löögimissiooni olid kaasatud erinevad üksused, sealhulgas 9 Kirovi pataljoni meeskonnad 412, Nemesis brigaad ja 414 mehitamata ründelennuväe brigaad. Koos sihtisid need kogenud operaatorid 2 Vene sõjalaeva, admiral Grigorjevitši klassi fregati ehk projekti 11356R laeva nimega admiral Essen ning nimetamata projekti 1239 õhkpadja rakettlaeva. Enne kui me kahjustustest lähemalt räägime, vaatame neid laevu lähemalt. Admiral Essen on juhitavate rakettidega fregatt ja üks vaid 6 selle klassi laevast. Ainult 3 meist laevadest, sealhulgas Essen, on praegu teadaolevalt Vene mereväeteenistuses. 12 on juba Indiale müüdud ja viimane müüakse pärast valmimist täpsustamata riigile. Admiral Esseni ehitati Yantaari laevatehases Kaliningradis ning selle disain põhineb juba olemasoleval Talvari klassi ehk projekt 11356 fregatil, mille Venemaa ehitas India mereväele.
Seda peeti oluliseks osaks Musta mere laevastiku moderniseerimise protsessis ning Venemaa ei hoidnud selle projekti elluviimisel kulutusi tagasi. Iga fregati hinnanguline väärtus on 450 kuni 500 miljonit dollarit. Nagu sellise kõrge hinnasildi puhul arvata võib, on need väga kõrgetasemelised alused, millel on vähemalt paberil muljetavaldavad tehnilised näitajad. Iga fregati standardne veeväljasurve on näiteks 3620 tonni ja täisveeväljasurve 4000 tonni. Nende pikkus on veidi üle 409 jala ehk 124,8 meetrit ja laius 49 jalga 10 tolli ehk 15,2 meetrit. Nad suudavad saavutada tippkiiruseks 30 sõlme, mis on 35 miili tunnis ehk 56 kilomeetrit tunnis, mis on selle suurusega laeva kohta üsna kiire. Lisaks on selle tegevusraadius 4850 meremiili, 5580 miili ehk 8890 kilomeetrit ja autonoomsus 30 päeva. Admiral Essen mahutab korraga kuni 200 meeskonnaliiget ning on varustatud muljetavaldava relvastuse ja kaasaegsete sõjatehnoloogiatega. Näiteks on sellel fregat M2M õhuseireradar, mis tuvastab lähenevaid õhuohte, samuti mitu pealveeseireradarit ja tulejuhtimisradarit ning MGK 335 EMO3 soonar. Sellel on ka ulatuslik elektroonilise sõjapidamise süsteem ja KT-216 peibutuslaskeseadmed. Relvastuse osas on Admiral Essenil 100 millet A190E01 meresuurtükk, mille maksimaalne laskekiirus on 60 lasku minutis ning mis suudab tulistada väga plahvatusohtlikke õhutõrje või killumoona. Sellel on ka 8 vertikaalset VLS raketiheitepesa kaliibri Onyxi või Tsiakoni tiibrakettide jaoks ning lisaks veel 24 VLS pesa õhutõrjerakettide jaoks. Laeval on ka 2 AK-630 pöörkahurit, kuni 8 Igla või Verba kaasaskantavat õhutõrjesüsteemi Manpads, RBU 6000 allveelaevade vastane raketiheitja ning paar Type 53 kaksiktoruga torpeedoheitjat. Lühidalt öeldes on see uskumatult hästi varustatud alus, mis on loodud vastama tänapäevase mereväesõja rangetele nõuetele. Aga kõik need kallid kaitsesüsteemid ei olnud piisavad, et peatada Ukraina droone. Teine selles rünnakus sihikule võetud alus oli Bora-klassi Project 1239 hõljukil juhitavate rakettidega korvett. Kuigi enamik seda tüüpi aluseid kasutatakse vägede dessandiks või transpordiks, on Project 1239 loodud ainult mereväelahingute jaoks ning see on üks suurimaid katamaraan-tüüpi sõjalaevu. Ainult 2 sellist laeva on ehitatud, kuigi väidetavalt on tulevikus plaanis neid rohkem ehitada. Nende veeväljasurve on veidi üle 1000 tonni ning pikkus on 215 jalga ehk 66 meetrit, laius 56 jalga ehk 17 meetrit. Igaüht neist käitab 4 200 kilovatist diiselgeneraatorit ja mitmesugused suure võimsusega mootorid, mis võimaldavad tippkiiruseks 55 sõlme ehk 63 miili tunnis ja 102 kilomeetrit tunnis ning maksimaalseks tegevusraadiuseks 2500 meremiili. Vähemalt 35-liikmelise meeskonnaga pole Project 1239 päris nii hästi varustatud kui Admiral Esson, kuid sellel on siiski ulatuslik valik sensoreid, elektroonilise sõjapidamise süsteeme ja relvi. See hõlmab Monument D sihtmärkide avastamise ja määramise radarit, Moskite raketitule juhtimissüsteemi, mitmeid peterakettide heitjaid, täieliku 8 laevatõrjeraketi komplekti ning ka osa MA õhutõrjeraketisüsteemi. Need alused on loodud selleks, et hävitada palju suuremaid vaenlase laevu ja pakkuda oma üksustele kaitset rannikul või sisevetes. Kuid nende kaitsevõime osutus 23. mai ööl Ukraina mehitamata õhusõidukite ehk droonide vastu ebapiisavaks. Ukraina kogenud operaatorite oskusliku ja täpse juhtimise all põrkasid mitu drooni edukalt kokku mõlema laevaga, mis olid rünnaku hetkel paigal, muutes need sisuliselt kergeks saagiks. Admiral Esson oli Novorossijski mereväebaasis kai ääres dokis. Rünnaku video näitab, kuidas vähemalt 1 droon tabab laeva külge ning raportite kohaselt põrkas veel vähemalt 3 drooni fregatiga kokku, kusjuures laev üritas neid oma pardakaitsevahenditega alla tuua, kuid ebaõnnestus. Projekt 1239 korvett oli samas baasis õhupadjandil, kui see tabamuse sai. Tundub, et mitu drooni tabasid taas edukalt laeva. Mõlema laeva kahjustuste ulatust pole täpselt kirjeldatud, seega saame selle rünnaku üldise mõju üle vaid spekuleerida. Siiski, isegi kui mõlemad laevad on veel vee peal, on suur tõenäosus, et nad ei ole veel mõnda aega teenistuskõlblikud.
Igaüks neist võis saada tõsiseid kahjustusi kerele, tekile või erinevatele süsteemidele ja kaitsevahenditele ning Venemaa peab kulutama aega, raha ja ressursse nende parandamiseks, enne kui nad saavad taas merele minna. Lisaks teame, et Ukraina on viimasel ajal kasutanud raskemaid droone, millel on tavapärasest suuremad koormad. Kui see oli nii, 23. mail võivad laevad olla oodatust märksa halvemas seisukorras, mis nõuab veelgi ulatuslikumaid ja kallimaid remondi- ning hooldustöid, et need taas merekõlblikuks muuta. Mõned süsteemid võivad olla isegi parandamatud ja vajada täielikku väljavahetamist, mis nõuab veelgi rohkem aega ja pingutust. Isegi kõige halvema stsenaariumi korral, kus laevad said vaid väiksemaid kahjustusi, on see rünnak siiski oluline, sest see tõestab, et Vene laevadel pole kusagil peituda. Kremli komandöörid võivad jätkuvalt liigutada neid erinevate sadamate ja baaside vahel, kuid Ukraina droonimeeskonnad jätkavad neile ikka ja jälle halastamatu täpsuse ja uskumatu tõhususega jahti. Ja mida rohkem seda juhtub, seda raskemaks muutub Venemaal oma Musta mere laevastikku tegelikult mingilgi olulisel viisil kasutada. Näiteks sõja algusaegadel toetusid Kremli väed tugevalt Mustal merel paiknevatele fregattidele ja raketiristlejatele, et tulistada rakette Ukraina linnade ja asulate pihta. Tänapäeval on nad palju ettevaatlikumad nende sõjalaevade kasutamisel, sest nad teavad, et Ukraina droonid leiavad kiiresti nende asukoha üles ja saadavad parved, et need hävitada. Ja kui need laevad on sadamast liiga kaugel, on väga reaalne oht, et nad võivad põhja minna, viies endaga kaasa 100 meeskonnaliikmed ning kõik kallid raketid ja sõjatehnika merepõhja. Seetõttu seisavad paljud Venemaa parimad alused, nagu admiral Esson, lihtsalt sadamates, andmata sõjategevusele peaaegu mingit panust ja muutudes vastastele lihtsateks sihtmärkideks. Ja Ukraina kavatseb kindlasti jätkata nende sihtmärkide leidmist ja ründamist, kuni kõik viimased neist on hävitatud. Kusjuures Magyar ütles üsna selgelt, sa oled määratud ühel päeval põhja minema, sa roostes kolakas, sa ei saa peitu pugeda. Väike kõrvalmärkus. Te vaatate saadet Sõjasaade. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. See ei ole esimene kord, kui Ukraina on rünnanud admiral Essoni. See ei ole ka teine kord. Tegelikult on see juba 4. teatatud rünnak sellele konkreetsele laevale. Esimene toimus juba 2022 aastal sõja algfaasis. Umbes samal ajal, kui Ukraina suutis uputada Moskva, teatasid ametnikud ka, et admiral Esson sai tõsiselt kahjustada ja eemaldati lahingutegevusest pärast Neptuni tiibraketi rünnakut. Arvatakse, et fregatt viidi seejärel konfliktitsoonist välja, et läbida remont. Ukraina droonimeeskonnad jätkasid piirkonna jälgimist, otsides sõjalaeva märke ka kuude ja aastate möödudes, olles valmis selle taastegevusest kõrvaldama. 2026 aasta märtsis avanes neil võimalus. Täpselt öeldes 2 märtsi ööl sai admiral Esson taas tõsiselt kahjustada veel ühes laitmatult teostatud rünnakus Novorossijski sadamale. Ukraina sihtis väidetavat laeva ülastruktuuri, mille tagajärjel puhkes tohutu tulekahju, mis kestis umbes 18 tundi ja kahjustas mitmeid lahingutegevuseks vajalikke kriitilisi süsteeme. Näiteks laeva granaadiheitjad, mida kasutatakse soojussüüte ja raadiosignaali hajutite tulistamiseks, plahvatasid rünnaku käigus. Ka selle TK-25 elektroonilise sõjapidamise kompleks, mis on mõeldud radarikiirguse tuvastamiseks ja segamise tekitamiseks, sai kahjustada, mis vähendas oluliselt fregati võimet end kaitsta. Mitmed Essoni radariseadmed said samuti rünnakus kas kahjustada või hävisid, sealhulgas need, mida kasutati Ukraina sihtmärkide tuvastamiseks ja laeva kaliiberrakettide juhtimiseks. Lühidalt öeldes hävitas rünnak fregati võime Ukrainale rakette tulistada, muutes ühe Venemaa hinnatuima mereväevara ründevõime olematuks. $500 miljoni väärtuses sõjalaev muutus äkitselt väärtusetuks ja Ukraina mehitamata süsteemide väed ei tahtnud lihtsalt kõrvalt vaadata ja anda vaenlasele aega ja tegutsemisvabadust vajalike remonditööde tegemiseks. Vaid kuu pärast märtsikuist rünnakut, 6. aprillil, ründasid nad uuesti. Novorossijsk koges taas Ukraina droonide raevu, kui avatud allikate luureeksperdid avaldasid, et admiral Esson ei olnud öö jooksul kahjustusteta pääsenud. Satelliidipildid näitasid, et fregatt sai uusi tabamusi vööriossa otse A190 100 mm mereväekahuri kõrvale. See piirkond on ka koht, kus asuvad laeva ankru käsitsemise süsteemid ja abiseadmed, mille all paikneb allveelaevade tuvastamise sonar. Seda soonasüsteemi peetakse erakordselt õrnaks ja isegi väike kahjustus võib takistada selle korrektset tööd. Nii et kui see sai rünnakus kahjustada, hindasid eksperdid, et Venemaal kulub selle taastamiseks märkimisväärselt aega ja raha. Mõned väitsid ka, et rünnak oli tõenäoliselt laeva liikuvust vähendanud, muutes selle sadamast lahkumise võimatuks.
See omakorda muudaks Ukraina jaoks veelgi lihtsamaks uuesti rünnata, mis juhtuski mais, ning vähendaks veelgi Essoni võimet Mustale merele seilata ja Ukrainat rünnata. Märts, aprill ja nüüd mai. 3 kuud, 3 rünnakut ühe Venemaa kõige väärtuslikuma sõjalaeva vastu. See on Ukraina jaoks muljetavaldav edulugu, kuid Vene mereväe jaoks täielik alandus. Ühte rünnakut oleks võinud vabandada, kuid niipea kui see esimene rünnak märtsis toimus, oleks iga pädev sõjavägi pidanud võtma põhjalikud ettevaatusabinõud, et seda enam ei juhtuks. Venemaa oleks pidanud näiteks paigutama Novorossijskisse täiendavaid droonitõrjevahendeid ja õhutõrjesüsteeme või rajama parema radarikatvuse, et droonide lähenemist näha ja neile kiiremini reageerida. Vähemalt oleks võinud välja saata mobiilsed maapealsed meeskonnad, kes jälgiksid taevast ja püüaksid Ukraina droone nende lähenemisel alla tulistada. Tundub aga, et piirkonna kaitsevõimet pole oluliselt parandatud. Selle asemel lubati Ukrainal lihtsalt takistamatult sisse lennata ja karistamatult rünnata, andes ühe laastava löögi teise järel, jättes Kremlile vähem ressursse kasutada ja üha kallimaid remondiarveid tasuda. Venemaa jaoks tegi olukorra veelgi hullemaks see, et admiral Esson ja projekt 1239 korvett polnud ainsad varad, mis said 23. mai ööl kahjustada. Magyar teatas samuti muljetavaldavalt pikast nimekirjast lisasihtmärkidest, mida tema droonioperaatorid suutsid tabada, sealhulgas OSA õhutõrjeraketisüsteem Donetskis, mille väärtus on umbes $10 miljonit. Lisaks Tagalaabas ja logistikasõlm, mida kasutab Venemaa 6. õhu- ja õhutõrjejõudude armee Rovenki asulas, mis asub Luhanski piirkonnas. Ka Hersoni piirkonnas asuv droonide juhtimispunkt sai tabamuse, samuti mõned kütuseveokid ja soomukid Zaporižja piirkonnas. Tagasi Novorossijskis said samuti tabamuse 2 naftaterminali, täpsemalt Ščaskaja ja Kortšikova terminal. Viimane neist on väidetavalt kogu Kaukaasia piirkonna suurim naftahoidla, mis suudab kokku hoiustada kuni 1,2 miljonit tonni kütust. Lai valik objekte erinevates paikades, kõik edukalt sihikule võetud ja kas kahjustatud või hävitatud ühe ainsa öö jooksul. See on märkimisväärne tunnistus sellest, kui hästi Ukraina on suutnud droonisõja kunsti omandada. Kui Venemaa jätkab oma massiivsete drooniparvede saatmist Ukraina linnade ja asulate pihta, lootes lihtsalt võimalikult palju kahju tekitada ilma selge eesmärgi või läbimõeldud taktikata, siis Ukraina tegutseb palju läbimõeldumalt ja metoodilisemalt. Ukraina valib oma sihtmärke hoolikalt, kogudes luureandmeid, et leida Venemaa jaoks kõige olulisemad objektid. Näiteks infrastruktuur, mis toetab Venemaa naftatööstust ning kallis sõjatehnika, mis võimaldab Venemaal korraldada kaugrünnakuid Ukraina linnade ja tsiviilelanike vastu. Ukraina agendid jälgivad neid sihtmärke, määravad nende täpsed asukohad ja valivad ideaalsed hetked nende hävitamiseks. Ja see töötab. Iga mööduva nädalaga ilmub üha rohkem teateid edukatest Ukraina rünnakutest, mitte ainult rindejoonel või 10–15 miili kaugusel sellest, vaid ka sügaval okupeeritud aladel ja Venemaa territooriumil. Droonid liiguvad kaugele vaenlase tagalasse, leiavad Kremlile kõige olulisemad sihtmärgid ja hävitavad need, põhjustades miljardeid dollareid kahju. Ja aeglaselt, kuid kindlalt, vähendades Venemaa võimet seda sõda pidada, muutes selle palju kulukamaks ja jätkusuutmatuks ettevõtmiseks. Nad toovad sõjaga Vene rahva koju, mitte sihtides tsiviilisikuid või tsiviiltaristut, vaid valgustades Venemaa piirkondade taevast tulekahjude ja plahvatustega, kui sõjalaevu ja naftarafineerimistehaseid rünnatakse korduvalt. See omakorda aitab purustada müüti, et Kreml on kõikvõimas sõjamasin ning õõnestab Putini väiteid, nagu oleks Venemaa võidulävel. Ukraina korduvate ja üha tõhusamate rünnakute tulemusena on isegi Venemaa äärmuslikud rahvuslased ja niinimetatud Z-blogijad hakanud kritiseerima Putini otsuseid ning tooma välja, mida nad peavad riigi sõjalise juhtkonna peaaegu piinlikuks ebakompetentsuseks. Üldsus leiab samal ajal üha enam, et sõda tuleb võimalikult kiiresti lõpetada ning küsitlused näitavad, et presidendi populaarsus langeb päev-päevalt. Sellised lood näitavad ka seda, kui kehvaks on muutunud Venemaa õhutõrje olukord, sest Ukraina ei taba enam ainult juhuslikke sihtmärke siin-seal, kord 2 nädala jooksul. Selle asemel suudab Ukraina tabada korraga mitmeid sihtmärke mitmes piirkonnas. Loogiliselt võttes ei tohiks see olla võimalik. Venemaa on sellesse sõtta miljardeid investeerinud. Sellel peaksid olema vajalikud kaitsevahendid, et osa neist rünnakutest peatada, kuid selgelt ei suuda ta seda teha, sest Ukraina on samuti keskendunud võimalikult paljude õhutõrjepatareide, radarite ja raketisüsteemide hävitamisele.
See avab droonidele ja rakettidele tee takistusteta läbi lennata ning jätab sihtmärgid nagu admiral Esson täiesti kaitsetuks. Ukraina lükkas taas ümber Vene õhutõrjemüüdi. See hävitas veel ühe suure Vene sõjalise rajatise, kõrvaldades selle käigus hinnanguliselt 100 vaenlase sõdurit. See on lihtsalt viimane üha laastavamate rünnakute reas, mis on täiuslikult planeeritud ja laitmatult ellu viidud, näidates Ukraina relvajõudude kasvavat jõudu ja nende vastaste üha nõrgenevaid väljavaateid. Rünnaku üksikasju jagas 21 mail ei keegi muu kui Ukraina president ise, Volodõmõr Zelenskõi. Ta kinnitas seda. Ukraina julgeolekuteenistuse SBU eriüksus Alfa viis läbi rünnaku, mille sihtmärgiks oli Venemaa Föderaalse julgeolekuteenistuse FSB peakorter, mis asus väidetavalt Henitšeski linna lähedal, sadamalinnas, osaliselt okupeeritud Lõuna-Ukraina Hersoni oblastis. Vaadates üle Aasovi mere, asub Henitšesk Karabati säärel ehk Karabati nool, mis on merd ja Aasovi merd eraldab maasäär, koosneb soolastest laguunidest ja ulatub kuni Ida-Krimmis välja. Siil oli FSB väidetavalt rajanud üsna suure juhtimispunkti, kusjuures mõned analüütikud arvasid, et nad olid selleks ümber kohandanud mingi vana hotelli või kuurordikompleksi. Sõltumata sellest, mis see kunagi oli või kuidas seda varem kasutati, oli selle piirkonna täielikult enda alla võtnud Venemaa salateenistus, kokku 9 peahoonega. Kõik need hooned olid Ukraina maailma juhtivate droonioperaatorite sihtmärgiks, kusjuures mõned mehitamata õhusõidukid ehk droonid tabasid väidetavalt hoonete katuseid ja teised lendasid akendest sisse, et hooned seestpoolt õhku lasta. Kohapeal teatati arvukatest suuremahulistest plahvatustest ning sellele järgnes ka ulatuslik tulekahju. Seda kinnitasid ka videomaterjalid, mida jagas veebis SBU ja mis näitasid üheselt droonide tohutut mõju, kui need põrkasid kompleksi erinevate osadega, põhjustades suuri tulepurskeid, šrapnelli ja suitsu. Lisaks tuvastas NASA ettevõtte satelliidi jälgimisteenus 17 mail rünnaku toimumise kuupäeval, löögikohtades kõrged soojussignatuurid. Zelenskõi raport heitis samuti täiendavat valgust sellele rünnakule. On häid tulemusi SBU erioperatsioonide keskuse A-sõduritelt. Vene FSB ohvitseride peakorter sai tabamuse ja meie ajutiselt okupeeritud territooriumil hävitati õhutõrjekompleks Pantsir S1. Ainult selle operatsiooni tulemusena kandsid venelased umbes 100 okupandi langenute ja haavatutena kaotusi. Venelased peaksid mõistma, et nad peavad selle sõja lõpetama. Ukraina keskmise ja pika ulatusega sanktsioonid jätkavad töötamist. Sukeldume faktidesse veidi sügavamalt. Esiteks mainis Zelenskõi Pantsir SS1 õhutõrjesüsteemi. See on üks Venemaa parimaid õhutõrjevahendeid. Olles osa suuremast Pantsiri perekonnast, on SS1 iseliikuv, lühikese kuni keskmise tegevusraadiusega õhutõrjeraketi ja õhutõrje suurtükisüsteem, mis on mõeldud eelkõige sõjaväeüksuste, taristu ja isegi teiste õhutõrjesüsteemide kaitsmiseks. See kasutab kombinatsiooni 30 mm automaatkahuritest ja radarjuhitavatest rakettidest, kasutades nii sihtmärkide tuvastamise radarit kui ka elektrooptilisi süsteeme, et jälgida korraga kuni 40 sihtmärki. See suudab samaaegselt tegeleda mitmete ohtudega, sealhulgas kõigega alates lennukitest ja helikopteritest kuni droonide või täppisrelvadeni. Lühidalt öeldes on tegemist suhteliselt kõrgetasemelise riistvaraga ning Pantsir-süsteeme on seni konfliktis laialdaselt kasutatud. Venemaa on nendele lootnud näiteks Ukraina drooniparvede ja madalal lendavate lennukite mõju vähendamiseks. Iga üksus võib maksta kuni $20 miljonit, seega on tõsiasi, et Ukraina suutis ühe hävitada, Kiievi vägede jaoks tõeline edumärk ja vaenlasele järjekordne majanduslik peavalu. Siis on veel rünnaku inimlik hind. Hinnanguliselt sai ühe päeva jooksul surma või haavata umbes 100 Vene sõdurit. Kolmanda osapoole poolt pole täpset hukkunute arvu kinnitatud, kuid videomaterjal annab selge pildi. Plahvatused on nii suured, et on peaaegu võimatu, et keegi neist hoonetest oleks tervena välja pääsenud. Nii et isegi kui Ukraina hinnang võib olla veidi kõrge, on väga tõenäoline, et seal oli vähemalt 10 Vene kaotusi. Aga võib-olla kõige süüdimõistvam osa kogu sellest loost on see, et selles piirkonnas oli õhutõrjesüsteem Pantsir S1, kuid see polnud ilmselgelt piisav, et rajatist kaitsta või isegi iseennast kaitsta. Analüütikute sõnul lendasid need droonid tõenäoliselt umbes 200 kilomeetrit ehk 125 miili, et sihtkohta jõuda, või võib-olla isegi rohkem, sõltuvalt sellest, kust need välja lasti. Nad läbisid kogu selle tee, võimalusel ületades teel ka teisi õhutõrjesüsteeme, samuti Pantsiri, mille nad lõpuks hävitasid, kuid neid ei tulistatud ikkagi alla. Veelgi enam löögi suurus viitab sellele, et droonid kandsid tavapärasest suuremaid lõhkepäid.
Pikka aega oli Ukraina droonirünnakute planeerimisel ja läbiviimisel sageli sunnitud valima kas lennuulatuse või lõhkejõu vahel. See sai valida vaid ühe variandi, kas saata droonid kaugemale, kuid väiksemate lõhkepäädega, või varustada need suurema lõhkevõimega, kuid keskenduda sihtmärkidele, mis asusid kodu lähedal. Selle rünnaku kohta teadaoleva põhjal tundub aga, et see kompromiss on lõpuks lahendatud, kuna Ukraina paistab nüüd korraldavat kahjulikumate ja laastavamate droonirünnakuid sihtmärkidele, mis asuvad märkimisväärselt kaugel. Ja see pole sugugi üksikjuhtum. See on osa üha pikemast loetelust näidetest, kus Venemaa pole suutnud oma kõige olulisemaid asukohti piisavalt kaitsta, isegi neid, mis asuvad rindest üsna kaugel. Tõepoolest, vaid paar päeva pärast Hersoni rünnakut, ööl vastu 19. mail, tähistas Ukraina järjekordset edukat lööki, seekord sügavalt okupeeritud Donetski oblastis, Šisni linnas. Seal viisid Ukraina mehitamata süsteemide vägede droonipiloodid läbi täpse rünnaku oma Vene kolleegide vastu. Nad leidsid ja hävitasid väljaõppekeskuse, mida Vene relvajõud kasutasid droonioperaatorite lahinguks ettevalmistamiseks. Robert Provdi, koodnimega Madžar, kes on üks tuntumaid mehitamata süsteemide vägede esindajaid, jagas rünnaku üksikasju Facebookis. Ta avaldas, et missioonile oli pandud nimeks Lumi Ahmati jaoks, kuna Šisna tähendab inglise keeles lumine. Madžar selgitas ka, et kasutati 11 ründedrooni, millest igaüks oli varustatud 100 kilose ehk 220 naelase laenguga ning avaldas rünnaku mõju. Me tabasime 78. Seva Ahmati motoriseeritud eriotstarbelise polgu väljaõppe- ja tootmisrajatist ning ajutist paiknemispunkti, mis kannab A. Kadõrovi nime ja tegutseb ühendrelvaarmee 42. diviisi koosseisus. Peamine kahekorruseline hoone, mille pindala oli 2484 ruutmeetrit, sisaldas droonide ja lõhkepeade kokkupaneku ruume ning korrust, kus paiknes isikkoosseis. Keldris asuv laskemoonavaru jättis ussidele, kes kohapeal viibisid, unustamatu mulje. Madžar märkis veel, et hinnanguliselt hukkus rünnakus 65 Vene eriüksuste kadetti ning keskuse juht, kes on ühtlasi Venemaa raketi- ja suurtükiteenistuse akadeemia doktor ning kelle koodnimi on Buri. Jällegi, just sellist kohta peaksid venelased suutma kaitsta. See asub okupeeritud territooriumil, on oluline sõjaline objekt ja maailma teise tugevaima armee jaoks ei tohiks olla keeruline selle ümber piisavat õhukaitset rajada. Ometi suutsid Ukraina droonid taas takistamatult piirkonda lennata ja oma sihtmärgi karistamatult hävitada. Ja sellised asjad juhtuvad sõja kestel üha sagedamini. Näiteks aprilli lõpus tabasid 413 eraldi mehitamata süsteemide väeosa droonioperaatorid edukalt Venemaa Bassamati keskust, mis on suur droonide arenduskeskus okupeeritud Zaporižja piirkonnas. Sõjaväe raporti kohaselt oli rünnak suunatud ajutisele paigutuspunktile ning mitmele töökojale, kus Vene väed valmistasid ja varustasid kõike, alates droonidest kuni maismaa robootikasüsteemide ja elektroonilise sõjapidamise seadmeteni. Aprilli alguses toimus veelgi suurem rünnak, kus Ukraina surmavad droonipiloodid pühkisid maa pealt hulgaliselt sihtmärke. Üheinsa öö jooksul, 15. aprillil, hävitasid mehitamata süsteemide väed 3 eraldi õhutõrjeraketisüsteemi, 2 Iskanderi baasi, 1 Rubiconi baasi, 2 naftabaasi, 1 laskemoonalao Krimmis ja mitu sõjalist objekti Donetskis. Kokku hävitati 16 sihtmärki. Jällegi oli Madžar uhke, et sai seda uudist internetis jagada, kirjeldades, kuidas 414 Madžari lindude eribrigaadi 9 Karose pataljoni piloodid viisid läbi peaaegu imepärase rünnaku. See on jõudnud sinnamaani, et vaevu möödub nädalgi, ilma et ilmuksid pealkirjad ja uudislood järjekordsest sellisest rünnakust. Korduvalt hävitavad Ukraina droonid kõrge väärtusega Vene sihtmärke, keskendudes sageli kas õhutõrjesüsteemidele või infrastruktuurile, mida need süsteemid peaksid kaitsma. Enne kui vaatame lähemalt nende rünnakute pikaajalisi mõjusid, siis kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid ülevaateid igal nädalal. Mida sagedasemaks need rünnakud muutuvad, seda hullemaks läheb olukord Venemaa jaoks. Juba praegu väljendavad mõned riigi kõige karmimad natsionalistlikud sõjablogijad oma pettumust ja pöörduvad isegi Kremlile vastu, küsides, kuidas ja miks sellised rünnakud üldse juhtuda saavad. Ja nende viha on lihtne mõista. Venemaa peaks olema üks maailma suurimaid sõjalisi jõude. Ta peaks võitlema palju väiksema ja nõrgema vastasega. See pidi selle sõja juba aastaid tagasi võitma. Ometi oleme nüüd üle 4 aasta sõdinud ja selle asemel, et olla võidulevel, pole Venemaa kunagi varem nii nõrk tundunud, samal ajal kui Ukraina on järjest tugevamaks saanud. Ja sellised rünnakud toovad tõeliselt esile kahe poole strateegiate, taktikate ja üldise kohanemisvõime dramaatilised erinevused, kui nad seisavad silmitsi väljakutsetega ja kogu sõja muutuvate tingimustega. Ühel pool on Venemaa, mis on alates esimesest päevast tegutsenud vankumatu veendumusega, et toore jõuga on võimalik see sõda võita.
kuigi nende taktikad on aja jooksul veidi muutunud, liikudes algselt soomustehnika ja mehhaniseeritud rünnakute keskmesel järjest enam droonide ja liukpommide kasutamisele, on üldine strateegia alati taandunud ühele lihtsale põhimõttele. Kui Venemaa viskab Ukraina pihta piisavalt palju mehi ja laskemoona, siis ta lõpuks võidab. Riigi kaitsevõime ei suuda igavesti vastu pidada ja lõpuks langeb. Ja isegi kui see maksab miljon inimelu ja miljardeid dollareid varustuse näol, peaks Kremlile võit olema vältimatu. Probleem on selles, et isegi kui Venemaa võit võis sõja algfaasis tunduda vältimatu, siis viimastel aastatel pole see enam nii tundunud. Riigi territoriaalsed võidud on vähenenud, kaotused on hüppeliselt kasvanud ning edasiminek seatud eesmärkide saavutamisel on peatunud, seisma jäänud ja mõnes piirkonnas isegi tagasi läinud. See ei tähenda, et Venemaa oleks kohe sõda kaotamas, ega ka seda, et Venemaa ei tekitaks Ukrainale endiselt kahju. Kremli sõjamasin jätkab peaaegu igapäevaste kaugmaa rünnakute korraldamist Ukraina linnade ja asulate vastu, toetudes selleks suuresti rakettidele ja droonidele. See jätkab tsiviilisikute tapmist ja infrastruktuuri laiaulatuslikku purustamist. Ometi jätkab Ukraina vastupanu, sest kuigi Venemaa lähenemine põhjustab palju verevalamist ja jõhkrust, puudub sellel siiski igasugune selge suund või eesmärk. Kreml paistab lihtsalt arvavat, et kõik, mida nad peavad tegema, on jätkata survestamist, jätkata parvede, rakettide ja liupommide saatmist ning lõpuks Ukraina murdub ja annab alla. See hoiab survet peal, kuid teeb üldiselt ikka ja jälle sama asja, oodates samas kuidagi erinevaid tulemusi. Samal ajal on selle konflikti teisel poolel Ukraina, kes on võtnud sõjas hoopis teistsuguse lähenemise, keskendudes innovatsioonile, kohanemisele ja iga ressursi maksimaalsele ärakasutamisele. On keeruline näha loogikat Venemaa drooni- ja raketirünnakutes. Aga Ukraina puhul on seda palju lihtsam näha ning rünnak FSB baasile koos teiste hiljutiste rünnakutega droonide väljaõppekeskustele, õhutõrjele ja teistele sõjalistele objektidele näitab riigi plaani üsna veenvalt. See on kahefaasiline plaan. Esimene faas keskendub võimalikult paljude Vene õhutõrjesüsteemide süstemaatilisele hävitamisele. S-300, S-400, Pantsir, Buk, Tor. Kõik need süsteemid ja teisedki on Ukraina droonimeeskondade poolt sihikule võetud ja hävitatud, kukkudes nagu doominoklotsid iga mööduva nädalaga. Mõned neist maksavad kümneid miljoneid dollareid, teised sadu miljoneid. Mõned ulatuvad isegi peaaegu miljardi dollarini. Iga kord, kui üks neist süsteemidest hävitatakse, kannatab Venemaa tõsise rahalise kaotuse ning tal ei ole lõputut varu, et lihtsalt hävitatud süsteemid asendada. Nende valmistamine võtab aega, raha ja materjale ning seni jäävad Venemaale kaitses täiendavad lüngad. Siin tulebki mängu teine faas. Kui kaitse on maas, saab Ukraina vabalt kasutada raskemaid relvi, näiteks suuremaid droone, mis võivad liikuda veidi aeglasemalt, kuid mis kannavad märksa suuremat lõhkelaengut Venemaa taristu vastu. Ja just sellepärast näeme jätkuvalt, kuidas Ukraina laskemoon paneb nädalast nädalasse põlema rafineerimistehaseid, logistikasõlmi, juhtimispunkte, peakortereid ja muid kõrge väärtusega sihtmärke. See pole juhus ega õnn, vaid teadlik tegevus. Ukraina kogub pidevalt andmeid oma vaenlase kohta, selgitab välja, kus asuvad tema kaitsepositsioonid ja otsib parimaid viise nende hävitamiseks. Ja sõja kestel on Ukraina kõigis neis asjades palju paremaks saanud. Tõepoolest, kui me läheksime ajas paar aastat tagasi, siis selliseid asju lihtsalt ei juhtunud regulaarselt. Ukraina korraldas aeg-ajalt süvalööke Vene sihtmärkide pihta, kuid need rünnakud olid üldiselt üsna juhuslikud, vahel mitme nädala või kuu tagant. Ja need ei põhjustanud alati eriti palju kahju, sest tol ajal polnud riigil veel tänapäevaseid keerukaid relvi ega lisakogemusi, mis ta nüüd on. Nüüd on olukord täiesti teistsugune. Ukraina, mis on nüüd vastupidavam ja paremini varustatud konfliktitingimustega toimetulekuks, külvab vaenlase seas kaost ega anna neile vaevu aega hingetõmbeks rünnakute vahel. Samamoodi oli selle sõja alguses aeg, mil ainsad venelased, kes tõeliselt olid ohus Ukraina droonide poolt tapetud saada, olid kas rindel või sellele üsna lähedal, sest droonid ei suutnud eriti kaugele lennata enne, kui need paratamatult alla tulistati. Nüüd on olukord taas muutunud. Üha sagedamini näeme teateid Ukraina droonidest, mis lendavad kümneid või isegi sadu miile vaenlase territooriumile, sügavale okupeeritud aladele või isegi üle piiri Venemaale, otsides ja hävitades Kremlile alluvaid vägesid kergusega. Keegi pole kaitstud, ükski koht pole turvaline. Ja see kõik on tänu Ukraina meistriplaanile, mis keerleb üsna lihtsalt selle ümber, et muuta see sõda Venemaale võimalikult raskeks. See seisneb vaenlase kaitse nullimises, nende kõige väärtuslikumate varade hävitamises ja varustusteede katkestamises, mis jätkuvalt toidavad rindejoont ja kütavad Kremlit sõjamasinat. Ja see töötab uskumatult hästi. Sest nõrgemaks Venemaa muutub, seda tugevamaks muutub Ukraina. Mida rohkem kaitset ta kõrvaldab, seda rohkem avanevad võimalused täiendavateks rünnakuteks. Mida rohkem taristut ta hävitab, seda rohkem aega ja raha peab Venemaa kulutama parandustöödele. Ja mida rohkem varustusteid ta läbi lõikab, seda raskemaks muutub Kremli rindevägedel ellu jääda ja oma järgmisi samme planeerida.
See jõuab punkti, kus Ukraina võiks teoreetiliselt peaaegu iga päev korraldada süvarünnakuid Venemaa kõrge väärtusega sihtmärkide vastu. Tegelikult teatas Ukraina mehitamata süsteemide vägi, et ajavahemikus 1–21 maini hävitati kokku 20 õhutõrjesüsteemi. See on põhimõtteliselt üks päevas. See ei ole Venemaa vaatenurgast lihtsalt jätkusuutlik. Kuidas saab riik loota sõda võita, kui ta ei suuda isegi oma enda taristut kaitsta, mis asub rindest mitme miili kaugusel? Kuidas saab ta jätkuvalt loota mingisugusele vältimatule võidule, kui tema kaitsesüsteemid langevad nagu kärbsed? Lihtne vastus on, et ta ei saa. Venemaa kaotab. See saab löögi teise järel ja selle sõjalised juhid ei suuda leida lahendusi probleemidele, millega nad silmitsi seisavad. Neid sunnitakse tõhusalt oma alles jäänud õhutõrjevahendeid normeerima, paigutades süsteeme ümber kõige olulisematesse kohtadesse, jättes teised kohad täiesti kaitseta. Selle tõendid on ilmselt kõige nähtavamad Krimmis, kus Vene sõjablogijad on kurtnud, et Kreml näib olevat loobunud igasugusest mõttest proovida piisavalt kaitsta territooriumi, mille ta 2014 aastal ebaseaduslikult hõivas. Üks blogija, Maksim Kalašnikov, ütleb näiteks: maismaa tee Krimmi meenutab üha enam Afganistani teid 1980. aastatel. Hävinud sõidukite jäänused on tee ääres laiali. Vaenlane häirib varustust droonidega. Teine blogija lisas, et näib olevat süsteemne püüdlus katkestada maismaa logistikakoridor Krimmi, samas kui üks nimega Romanov märgib, on ilmne fakt, et selliste rünnakute arv ja sagedus kasvab peagi. Kuid see ei ole ilmselge Venemaa kaitseministeeriumile ega relvajõudude peastaabile. Marsruudi ääres ei ole väikseid taeva jälgimise poste, seega ei hakka keegi droonimeeskondadele vastu. Ta lisab, et piirkonnas ei ole kedagi, kes tsiviilisikuid kaitseks, ei ole mobiilseid vaatlusgruppe ega kaitsevõrke, mis kaitseksid tulevaste droonirünnakute eest. Jällegi, see ei ole normaalne. Varem suutis Venemaa logistiliselt olulistes piirkondades või rindele lähedal vähemalt mingil määral korralikke kaitsemeetmeid rakendada. Näiteks olid neil paigaldatud võrgud ja muud droonivastased meetmed, samuti elektroonilise sõjapidamise segajad, mobiilsed droonimeeskonnad ja nii edasi. Nüüd pole sellest midagi alles. Ja see pole sellepärast, et Venemaa ei hooliks või ei tahaks vallutatud territooriume kaitsta. See on lihtsalt sellepärast, et Ukraina teeb nii suurepärast tööd, tabades õigeid kohti õigel ajal, muutes vaenlase jaoks peaaegu võimatuks korraldada mingisugust tõsist kaitset. Kuna kasutada on järjest vähem vahendeid ja ressursse ning järjest rohkem rünnakuid tabab tema taristut ja kaitset, pole Venemaa väljavaated kunagi varem nii sünge olnud. 50 aastat ehitas Moskva üht maailma suurimat energiasüsteemi. Hiiglaslikud naftatöötlemistehased, lugematud kilomeetrid torujuhtmeid, tohutud ladustamisrajatised ja teede ning raudteede labürint, mis kõik omavahel ühendab. Erinevad tükid samast puslest, kõigil üks ühendav eesmärk – varustada energiaga maailma suurimat riiki. Põlvkondade kaupa Nõukogude ja hiljem Vene planeerijad ehitasid peaaegu enneolematu suuruse ja ulatusega süsteemi. Tootes piisavalt kütust, et mitte ainult hoida tuled põlemas kümnetes miljonites kodudes, vaid toetada ja tugevdada kogu riigi majandust ning ka sõjaväge, andes Venemaale tohutu jõu ja mõjuvõimu maailma areenil. Aastakümneid oli seesama süsteem kahtlemata üks riigi suurimaid tugevusi ning säilitas selle tugevuse ka rasketel aegadel. See elas üle Nõukogude Liidu lagunemise. See pidas vastu majanduskriisidele ja rahvusvahelistele sanktsioonidele. See püsis kindlalt poliitiliste vapustuste ajal ning aastate jooksul muutus see veelgi suuremaks ja paremaks. Võrratu tööstuslik hiiglane, mis toidab üht suurimat relvajõudu maal. Aga see koletis võib lõpuks olla leidnud endale vastase, sest süsteem, mis kunagi tundus kõigutamatu, laguneb nüüd sõna otseses mõttes koost ja see kõik on tänu Ukrainale. Ainuüksi mais ründasid Kiievi väed mitmeid suuri Venemaa naftarajatisi, süüdates põlema rafineerimistehaseid ja olulisi logistikasõlmi. Ja selleks ei olnud isegi vaja tipptasemel pommitajaid ega kalleid rakette. Suhteliselt odavad ja lihtsad kaugmaadroonid olid selle töö tegemiseks enam kui piisavad. Tulemuseks ei ole Moskva jaoks mitte ainult majanduskriis, vaid ka eksistentsiaalne kriis, kuna riigi enda alustalad, millele see on rajatud, hakkavad lagunema. Ukraina jaoks võib see aga olla viis, kuidas sõda võita, mitte hävitades Venemaa armeed, vaid murdes süsteemi, mis võimaldab sellel eksisteerida. Aga enne kui me vaatame Ukraina kampaania mõjusid, peame kõigepealt vaatama, mida see tegelikult sihib. Pealkirjad keskenduvad enamasti naftarafineerimistehastele ja kütusemahutitele, kuid tegelikult on see palju enamat. Nõukogude Liit ei kulutanud aastakümneid ainult naftatehaste ehitamisele. Nad ehitasid tohutu ja keeruka tööstusmasina, mis ulatub üle tuhandete ruutmiilide maa, alates Siberi naftaväljadest kuni linnade, asulate ja sõjaväebaasideni, mis asuvad kaugel eemal.
selle masina esimesed osad pandi paika pärast teist maailmasõda. Kui Nõukogude Liit tõusis ülemaailmseks suurvõimuks, mõistsid kõrgeimal võimul olevad inimesed midagi olulist. Midagi, mis määrab geopoliitika kogu maailmas veel mitmeks põlvkonnaks. Kütus on võim. Seda vajasid sõjaväesõidukid, tsiviilsõidukid, tehased, terved majandused. Ja Nõukogude Liidul vedas, sest nad istusid otse maailma suurimate nafta- ja gaasivarude otsas. Nad ei pidanud kaugelt otsima energiat, mis teeks nad rikkaks ja võimsaks, kuid nad pidid välja mõtlema viise, kuidas seda kasutada ja transportida. Nii algas üks suurimaid infrastruktuuriprojekte, mida maailm on kunagi näinud. See võttis aastaid, tegelikult aastakümneid, kuid tükkhaaval viisid sovjetid oma visiooni ellu. Nad ehitasid rafineerimistehaseid, pumbajaamu, naftaterminaale, töötlemiskeskusi ja palju muud. Uued rajatised kerkisid üle kogu tänase Venemaa Föderatsiooni, mis hõlmab enam kui 6,6 miljonit ruutmiili. Ja Nõukogude võim ei tahtnud seda süsteemi ainult rahuaja majanduse käigus hoidmiseks. Nad vajasid, et see suudaks vastu pidada ka sõja korral. Sest nad olid näinud, mis juhtus teise maailmasõja ajal. Nad nägid, kuidas tarneahelad murdusid ja lagunesid sissetungi surve all. Ja nad olid näinud selgeid seoseid riikide tööstusliku vastupidavuse ning nende võime vahel üle elada konflikti ja kriisiaegu. Et muuta oma süsteem võimalikult sõjakindlaks, tegid nad selle kihiliseks ja omavahel ühendatuks, lisades vastupidavust ja dubleerimist varusüsteemide ja turvamehhanismide näol. Süsteemi erinevad sõlmed olid samuti omavahel ühendatud. Raudteeühendused ühendasid depood torujuhtmetega ja torujuhtmed rafineerimistehastega. Ja külma sõja kõrgajal sai sellest süsteemist kiiresti üks suurimaid ja parimaid kogu maailmas. Ja seda ei kasutatud mitte ainult Nõukogude kodudes, ettevõtetes ja tööstustes, vaid sellest sai ka üha olulisem majanduslik eelis. Nafta eksport kasvas iga aastaga, tuues tohutul hulgal raha Moskva riigikassasse. Siis lagunes Nõukogude Liit. Aga tegelikult polnud sellel tähtsust, vähemalt mitte energeetikasektorile. Kuigi see oli Venemaa ja teiste endiste Nõukogude Liidu riikide jaoks tohutute muutuste ja poliitiliste vapustuste aeg, jäi kogu selleks ajaks rajatud infrastruktuur ning kogu selle esindatud võimu ja rikkuse potentsiaal alles. Uus Vene Föderatsioon päris sisuliselt täielikult toimiva majanduse, mida toitsid need torujuhtmed, rafineerimistehased ja muud rajatised. Aastate jooksul tehti muidugi mõningaid muudatusi. Nimed muutusid, samuti ka ettevõtted, kes neid rajatisi omasid ja haldasid. Paljusid neist laiendati ja moderniseeriti aja jooksul samuti, kuid süsteemi põhialused olid algusest peale olemas ja on nähtavad ka tänapäeval. Paljud riigi suurimad rafineerimistehased on seisnud aastakümneid, näiteks Omski rafineerimistehas, mis võeti kasutusele juba 1955 aastal. Kõik, mida Venemaal tuli teha, oli sellele vundamendile edasi ehitada, olemasolevat infrastruktuuri täiustada, muuta see tõhusamaks, tootlikumaks ja paremini vastavaks kaasaegse ajastu muutuvatele standarditele. Ja mees, kes sellise hiiglasliku ülesande enda peale võttis, oli ei keegi muu kui Vladimir Putin ise, kes tuli võimule aastatuhande vahetusel. Umbes sel ajal hakkasid Nõukogude infrastruktuuris ilmnema esimesed praod. Torujuhtmed hakkasid roostetama ja rafineerimistehased näitasid oma vanust, tootes enamasti madala kvaliteediga rasket kütteõli, mitte aga kõrgema kvaliteediga diislikütust ja bensiini, millele maailm üle läks. Vladimir Putin oli innukas seda allakäiku peatama. Nii pumpas Kreml 2001. kümnendil ja teise kümnendi alguses sõna otseses mõttes kümneid miljardeid dollareid riigi rajatistesse. Energiahiiglased nagu Gazprom ja Lukoil tõid isegi kohale mõned läänemaailma parimad insenerid, et viia läbi infrastruktuuri ulatuslik uuenduskuur. Nad töötasid väsimatult, et integreerida moodsamat varustust vananevatesse süsteemidesse, andes uut elu rajatistele, mis näisid olevat oma viimaseid päevi elamas. See oli äärmiselt kallis ja aeganõudev projekt, aga see toimis. Äkitselt Venemaa rafineerimistehased tootma üht parimat kütust ning riik ei eksportinud enam ainult toorainet. Kuid Venemaa varustas aktiivselt suuri osi Euroopast, tarnides suure osa kontinendi diislikütusest ning tal jäi piisavalt üle ka oma tööstuse ja sõjamasinate jaoks. See tõeline moodsa inseneritöö ime oli valmimas üle 50 aasta, kuid lõpuks oli see valmis ning näis olevat määratud saama Venemaa majanduse ja laienemise tuksvaks südameks aastakümneteks, kui mitte sajanditeks. Aga selles masinas oli peidus üks viga. Viga, mida keegi ei oleks osanud ette näha. Kindlasti mitte Nõukogude inimesed, kes poleks kunagi osanud aimata, milliseid sõjatehnoloogiaid 21. sajand endaga kaasa toob. Nad ehitasid oma süsteemi üles suhteliselt väheste hiiglaslike rafineerimistehaste ümber, millest igaüks vastutas suure osa riigi kogu kütuse tootmise eest, selle asemel, et kasutada palju väiksemaid tehaseid. See on oluline.
Sest kui Venemaa kaardil oleks kümneid või isegi sadu väiksemaid rafineerimistehaseid, millest igaüks toodaks väikese osa kogu toodangust, siis ei oleks nii suur vahe, kui mõned neist sõja ajal kahjustada saaksid või hävitataks. Aga kui sul on need tohutud megakompleksid, mis on nii olulised ja mõjukad, siis saavad neist sama suured sihtmärgid iga vaenlase jaoks, kes tahab sinu majandust kahjustada. Nõukogude võimud arvasid, et need rajatised on turvalised, kuna paljud neist ehitati sügavale Venemaa sisemaale, kümnete või isegi sadade miilide kaugusele rahvusvahelistest piiridest. Mõte, et mõni sõjaline vastane suudaks neid sihtida, oleks tol ajal tundunud absurdne, eriti arvestades, et Venemaa oli nii suur sõjaline jõud. Aga siis tuli mängu Ukraina. Ja siis saabus droonisõja ajastu ning kõik muutus. See ei juhtunud kohe. Tegelikult, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris, suutis ta kasutada oma uskumatult võimsa naftatööstuse rikkust ja jõudu mitte ainult esimestes lahingutes, vaid ka konflikti esimesel paaril aastal. Tõepoolest, Kremlile oli energiasektor pikka aega suurimaks eeliseks. Neil polnud mitte ainult palju suurem armee kui Ukrainal, vaid ka tohutu hulk infrastruktuuri selle armee toetamiseks. Venemaa astus sõtta tohutute kütusevarude, ainulaadsete naftatöötlemisvõimsuste ja energiasektoriga, mis suutis toetada sõjalisi operatsioone väga suurel skaalal aastaid järjest. Kuna kaasaegne sõjapidamine sõltub suuresti kütusest, tarbivad konfliktid palju energiat. Näiteks tankid, lennukid, sõjalaevad ja soomusmasinad kulutavad väga kiiresti suuri koguseid kütust. Varustuskolonnid võivad ulatuda miilide pikkuseks ja kulutada loendamatuid koguseid diislikütust ja bensiini, kui nad veavad toitu, laskemoona ja muid varusid punktist A punkti B. Lisaks on veel kõik generaatorid, sidesüsteemid, radarid, õhutõrjesüsteemid ja muud välitaristu osad, mis samuti vajavad pidevat naftatoodete varustust, et töökorras püsida. Enamik riike maailmas ei suudaks sellise kõrge nõudluse rahuldamiseks vajalikku kogust toota. Aga Venemaa suutis seda ja see oli kõik tänu sellele taristule, mille kokkupanekule oli nii kaua aega kulutatud. Lääneriigid said sellest kiiresti aru. Nad nägid, et Venemaa suudaks peaaegu vältimatult võidule marssida, kui tal lubataks jätkata nafta eksportimist laialdaselt, tuues sellega sisse miljardeid dollareid tulu. Seega tegid nad kõik, mis võimalik, et seda voogu piirata. Nad kehtestasid sanktsioonid, külmutasid varad ja vähendasid oma sõltuvust Vene ressurssidest. Nad lootsid, et Venemaa kiire isoleerimisega suudavad nad piirata selle võimet jätkata vallutuskampaaniat. Aga nad ei läinud piisavalt kaugele ega tegutsenud piisavalt kiiresti. Nad tegid, mis suutsid, kuid Venemaa leidis viise kohanemiseks. Näiteks kasutas Venemaa varilaevastiku tankereid, et transportida tohutul hulgal kütust ja vältida sanktsioone ning pööras oma tähelepanu läände asemel itta, leides Aasias uusi ostjaid ja kaubanduspartnereid, kes asendasid Euroopas kaotatud partnerid. Tuulu küll vähenes mõnes valdkonnas, kuid infrastruktuur jäi töökorda ja süsteemi tuumik säilis. Ja nii oli ka mitu aastat pärast sõja algust, kui Venemaa võitles oma sõjaliste eesmärkide saavutamise nimel, tema sõjamasin siiski endiselt töös. Kütus voolas endiselt, raha teeniti jätkuvalt ning tundus, et Kreml võiks sellisel viisil peaaegu lõputult jätkata. Ukraina jaoks oli see hirmutav väljavaade. See tähendas sisuliselt, et ükskõik kui palju Ukraina kaitsejõud pingutasid, ükskõik kui hästi nad kaevusid ja oma positsioone kaitsesid, ükskõik kui palju nad vaenlase edasiliikumist aeglustasid, lõppeks sõda ikkagi ainult ühel viisil – Venemaa võiduga. See võtaks aega ja tuleks suure hinnaga, kuid seni, kuni Venemaal oli see peaaegu lõputu kütusevaru, saaks Putin lõpuks selle, mida ta tahtis. Lääne sanktsioonidest ei piisanud vaenlase peatamiseks. Ukraina pidi ise ohjad enda kätte võtma. See oli hetk, mil Kiievi väed tegid kogu sõja suurima ja tähtsaima strateegilise pöörde. Kuni selle hetkeni olid nad sõdinud vastavalt tavapärastele reeglitele. Nad keskendusid ilmsetele ohtudele otse enda ees. Tankid, suurtükid, soomustransportöörid, laskemoonalaod ja varustusliinid. Nad olid teinud seda, mida peaaegu iga sõjavägi teeks, kui nende maad tungitakse sisse. Nad olid püüdnud oma territooriumi kaitsta, võideldes otse vaenlasega, kasutades koduvälja eeliseid ja nutikaid taktikaid, et vastast üle kavaldada ning hävitada nii palju sõjalisi vahendeid kui võimalik. See oli loogiline lähenemine ja sellel oli oma väärtus. See oli oluline, kui Ukraina väed õhkisid Vene tanke või hävitasid rünnakurühma, mis oli otsustanud vallutada võtmetähtsusega rindepositsiooni. Aga sellel plaanil oli ka tohutu probleem. Venemaal oli strateegilist sügavust uskumatult palju. Tal olid tohutud nõukogudeaegsed tankivarud, millele toetuda, kui tema moodsamad mudelid said kahjustada või hävitati. Tal oli kümneid tuhandeid soomusmasinaid. Tal oli rohkelt hävitajaid, pommitajaid ja suurtükisüsteeme ning tal polnud peaaegu mingit raskust asendada nii varustust kui ka sõdureid peaaegu koheselt pärast nende kaotamist. Nagu müütiline hüdra oli Kremli sõjamasin peaaegu hävitamatu.
Iga kord, kui Ukraina arvas, et on saavutanud võidu, tuli Venemaa lihtsalt tagasi rohkemate soomukite, laskemoona ja meestega. Lõpuks avastasid Ukraina sõjalised strateegid saladuse, mis muudaks sõja käiku. Kui tahad vabaneda pealetükkivast umbrohust, ei piisa ainult lehtede kärpimisest, sa pead jõudma otse juurteni, sa hävitad selle juure pealt. Sama loogika kehtis ka Vene armee puhul. Et nii ulatuslikku ja nii sügava tagalaga vastast võita, ei saanud Ukraina loota ainult tankide ja sõdurite ükshaaval kõrvaldamisele. Ta pidi tabama allikat ja hävitama kogu süsteemi, mis võimaldas armeel toimida. See süsteem taandus ühele lihtsale asjale – kütusele. Kütus on iga suurema sõjalise operatsiooni keskmes tänapäeva ajastul. Ilma kütuseta ei liigu armeed kuhugi. Hävitajad ja pommitajad jäävad maa peale, suurtükid lõpetavad tulistamise ning tankid muutuvad kaose ja hävingu masinatest mõttetuteks metallkastideks. Nii hakkas Ukraina vaatama kaugemale rindeliinidest. See vaatas mööda tankidest, soomukitest ja brigaadidest, mis olid otse nende ees. Ja nii tehes hakkas ta nägema vaenlase sõjamasina tõelist tuksvat südant. Rafineerimistehased, torujuhtmed, need infrastruktuuri osad, mis hoidsid kõike muud töös ja liikumises. See mõistis, et ühe tanki hävitamine vaenlase radaritel vaevu märgatav, kuid terve depoo hävitamine ja 100 tanki kütuse äralõikamine avaldaks palju suuremat mõju. Ja tal oli selleks tööks ideaalne vahend – droonid. Odavad ja kergesti masstootmisesse võetavad, suutelised läbima pikki vahemaid, piisavalt kaugele, et jõuda nende samade rafineerimistehaste ja rajatisteni, mida Nõukogude Liit pidas puutumatuteks ning üllatavalt raskesti peatavad. Need olid täiuslikud relvad, et rebida välja Vene sõjaväe süda. Ja nii algas sõja järgmine faas – Ukraina süstemaatiline Venemaa kõige olulisema taristu hävitamine. Kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid analüüse igal nädalal. Esimesed Ukraina rünnakud Venemaa naftataristu vastu toimusid 2023 aasta lõpus. 2024 aasta jooksul toimus veel mitmeid üksikuid rünnakuid. 2025 aastal hoogustuskampaania. Rünnakud muutusid üha regulaarsemaks ja laastavamaks. 2026 aastaks oli Ukraina täielikult pühendunud sellele, et hävitada nii palju Venemaa energeetikasektorist kui võimalik. Tõepoolest, 2026 aasta mai lõpuks oli Ukraina sooritanud üle 150 sellise rünnaku. Neist 32 toimusid juba aasta esimese 5 kuu jooksul. See on peaaegu sama palju kui kogu 2024 aasta jooksul, mis näitab, kui palju jõulisemaks ja tõhusamaks on Kiievi tegevus aja jooksul muutunud. Ja rünnakud pole mitte ainult sagedasemad, vaid ka palju laastavamad. Ukrainal on täna paremad ja suuremad droonid kui kunagi varem, mis suudavad lennata kaugemale ja kanda suuremaid koormaid kui nende eelkäijad. Igal tabamusel on suurem kaal, iga plahvatus on võimsam, iga tulekahju põleb eredamalt ja iga rünnak jätab Venemaale üha suuremaid kahjusid kokku lugeda ning üha kallimaid arveid katta. Kiievi väed on samuti süstemaatiliselt hävitanud nii palju Venemaa õhutõrjesüsteeme, kui nad suudavad leida ja tuvastada, mis aitab samuti suuremat eesmärki, sest see avab droonidele lünki ja teid, mille kaudu nad saavad takistamatult lennata. See omakorda aitab Ukrainal sihtida rafineerimistehaseid, torujuhtmeid ja kütuselaosid veelgi kaugemal rindeliinist, ilma et nad peaksid muretsema, et nende droonid teel alla tulistatakse. See on strateegia, mille ülesehitamine on võtnud palju aega ja vaeva ning Ukraina on pidanud olema kannatlik, et näha oma töö vilju. Aga nüüd on need viljad lõpuks selgelt näha, sest Venemaa majandus ja ka tema võime sõda pidada põlevad sõna otseses mõttes palju kiiremas tempos, kui riik suudab toime tulla. Parim tõestus selle kohta tuli samuti 2026 aasta mais, kui Ukraina korraldas mitte 1, mitte 2, mitte 3, vaid 7 järjestikust rünnakut mõnele Venemaa suurimale ja väärtuslikumale energeetikasektori objektile. Esimene juhtum leidis aset 5. mail, kui Ukraina ründedroonid ründasid Kuriši naftatöötlemistehast Kuriši linnas Venemaa Leningradi oblastis. Selle omanik on Surgutneftegas ja see on riigi suuruselt teine naftatöötlemistehas. Ainuüksi 2024 aastal töötles see erakordset 17,5 miljonit tonni toornaftat. See moodustab 6,6% kogu riigi naftatöötlemisvõimsusest. See üks ainus tehas tootis umbes 2 miljonit tonni bensiini, üle 7 miljoni tonni diislikütust, veel 6 miljonit tonni kütteõli ja umbes 600 000 tonni bituumenit. Kuid 5. mail oli kogu rajatis sunnitud tegevuse peatama. Ukraina droonid kahjustasid 3 selle 4 toornafta destilleerimisseadmest ehk CDU-st. Et mõista, miks see oluline on, peame aru saama, mis need CDU tegelikult on. Kui toornafta maa seest välja pumbatakse, pole sellest inimkonnale eriti kasu. See on paks, kleepuv ja keeruline süsivesinike segu, mida tuleb rafineerida, et sellest kasu oleks.
selle rafineerimisprotsessi esimene suur samm on fraktsioneeriv destillatsioon. See hõlmab toornafta pumpamist läbi tohutute ahjude ja selle kuumutamist äärmuslike temperatuurideni, kuni see muutub peamiselt auruks. Seejärel voolab see aur suurtesse terastornidesse, CDU-desse, mis sisaldavad kümneid spetsiaalseid kandikuriiuleid. Kui aur tõuseb, jahtub see ning erinevad süsivesinikud ja muud komponendid kondenseeruvad kandikutele torni erinevatel kõrgustel. Neid erinevaid aineid saab seejärel suunata erinevateks kasutusteks, nagu lennukikütus, diislikütus ja bensiin. Ilma CDU-deta jääksid rafineerimistehased lihtsalt toornafta kõige toorema vormi juurde, ilma võimaluseta seda eraldada või edasi töödelda. See teebki need Ukrainale nii täiuslikeks sihtmärkideks, sest kui peatada CDU-d, peatub sisuliselt kogu rafineerimistehase töö. Teised sihtmärgid võivad esmapilgul tunduda mõjusamad, näiteks kui Ukraina droonid lasevad õhku kütusemahuteid. See tekitab suuri tulepalle, mis näevad sotsiaalmeedias levivates videotes muljet avaldavad välja, kuid tegelikult ei mõjuta nafta liikumist kuigi palju. Näiteks mahutite puhul suudab Venemaa need sageli asendada, mõnikord isegi mõne tunni jooksul. CDU-de puhul on aga isegi näiliselt väikesel kahjustusel tohutu ja laiaulatuslik mõju, sest see mõjutab kogu rajatist. Lisaks sellele on rafineerimistehaste töötamise ajal CDU-d sõna otseses mõttes täidetud väga tuleohtlike ja lenduvate aurudega. Nende aurude süütamiseks pole palju vaja. See võib põhjustada kõrgsurvega tulekahjusid, mis võivad ümbritsevat teraskonstruktsiooni deformeerida ja mille kustutamine võib võtta päevi. Samuti tuleb arvestada, et CDU-d on üsna suured, ulatudes sageli kuni 60 meetri kõrguseks. See muudab need Ukraina droonioperaatorite jaoks suuremateks ja lihtsamateks sihtmärkideks, isegi öösel või halva nähtavusega tingimustes. Aga võib-olla kõige suurem ja parim eelis neist kõigist on see. CDU-sid on väga raske asendada. Eriti praegu ja eriti Venemaal. Neid ei saa lihtsalt tehastes masstootmises valmistada ja tänu sanktsioonidele ei ole neid ka lihtne importida. Need sisaldavad hulgaliselt spetsiifilisi sisemisi komponente, nagu täppisjuhtventiilid ja spetsiaalsed andurid, millest osa toodetakse ainult teatud kohtades teatud ettevõtete poolt. Paljud neist ettevõtetest keelduvad Venemaaga igasugusest koostööst, sundides Kremli insenere hakkama saama ükskõik milliste juhuslike osadega, mida nad mujalt leiavad. See omakorda võib viia selleni, et nad peavad veetma kuid kahjustatud CDU-de parandamisega ning selle aja jooksul ei saa rajatised kas üldse töötada või on sunnitud töötama oluliselt väiksema võimsusega. Just nii juhtuski Kurõšis, kus pärast Ukraina droonide rünnakut puhkesid rajatises suured tulekahjud. Seda kinnitasid NASA ettevõtete poolt analüüsitud satelliidipildid. Ukraina julgeolekuteenistus SBU kinnitas samuti rünnakut, lisades, et mehitamata süsteemide väed koos erioperatsioonide vägedega tabasid ka kõrval asuva pumbajaama mahutit, põhjustades Venemaale veel ühe suure tulekahju. Ja samal ajal, kui nad olid hõivatud rünnaku tagajärgedega tegelemisega, valmistusid Ukraina droonipiloodid juba järgmiseks rünnakuks. 7. mail ründasid nad uuesti. Seekord oli nende sihtmärgiks Perminos naftatöötlemistehas, mis asub Permi piirkonnas, umbes 1460 kilomeetrit ehk 908 miili Moskvast ida pool ja veelgi kaugemal rindeliinidest. Lukoilile kuuluv, mis on üks Venemaa suurimaid energiakontserne, on see töötlemismahu poolest Venemaa 7. suurim naftatöötlemistehas, mille aastane läbilaskevõime ületab 12 miljonit tonni. See on umbes 250 000 barrelit naftat iga päev. 2024 aastal tootis see 2 miljonit tonni bensiini, üle 5 miljoni tonni diislikütust ning 100 000 tonne koksist ja kütteõlist. Aga enam mitte. Reutersi ja teiste uudisteagentuuride andmetel kahjustasid droonid 3 tehase peamist destilleerimisseadet, mis kõik tuli sulgeda, moodustades poole rafineerimistehase kogu tootmisvõimsusest. 4. destilleerimisseade oli juba 30. aprillil teisest droonirünnakus rivist välja langenud. Seega töötab rafineerimistehas kokkuvõttes vaid murdosa oma tavapärasest võimsusest. Nädal hiljem oli Venemaa taas šokis. Veel üks tema suurtest rafineerimistehastest süüdati põlema Rjazani linnas pärast järjekordset täppisdroonirünnakut. 15. mai varahommikul jagasid kohalikud elanikud sotsiaalmeedias teateid plahvatustest ja droonide mürast taevas. Mõne tunni jooksul ujutati internet üle videotega ja piltidega, mis näitasid raevukaid leeke öö taeva poole lõõmamas ja tohutuid musta suitsupilvi rafineerimistehase kohal tõusmas. Varsti pärast seda olid kohalikud võimud sunnitud kinnitama, et tööstusrajatis sai kahjustada, mis tuvastati peagi Rjazani naftarafineerimistehasena. Rosnefti omanduses olev tehas on veel üks tohutu naftatöötlemise rajatis, mille aastane rafineerimisvõimsus on umbes 17 miljonit tonni. Ukraina jälgimiskanal Supernova Plus teatas, et tehases põlesid vaakumdestilleerimisseadmed.
ja on teada, et selles rafineerimistehases on 4 peamist CDU-d ning lisaks veel seadmed vaakumgaasiõli hüdrotöötluseks, katalüütiliseks reformimiseks ja muudeks olulisteks protsessideks. Kui mõni neist komponentidest sai kahjustada, on väga tõenäoline, et ka see rafineerimistehas töötab lähitulevikus oluliselt alla oma maksimaalse tootmisvõimsuse. Insenerid olid vaevu alustanud kahjude hindamist Rjazanis, kui 17. mail märgati Moskva kohal droone. Nende sihtmärgiks oli, nagu arvata võis, taas üks naftarafineerimistehas. Täpsemalt, Gazprom nefti omanduses olev rafineerimistehas Moskva kagus, Gazpromi tütarettevõte, kus pärast droonide kokkupõrget rajatisega tuli tegevus peatada. Moskva linnapea Sergei Sobjanin kinnitas juhtunut ja pisendas avalikkuse ees kahjusid, kuid anonüümsed allikad teatasid hiljem, et tehase töö taastamine võtab vähemalt mitu päeva. Ja see ei ole lihtsalt suvaline tehas, vaid üks peamisi kütuseallikaid Vene pealinnale, mõjutades otseselt miljoneid inimesi ja tuhandeid ettevõtteid, kes peavad seda linna oma koduks. Nagu teisedki rajatised, võib ka Moskva rafineerimistehas uhkustada suurte numbritega. 2024 aastal töötles see 11,6 miljonit tonni toornaftat ning tootis umbes 3 miljonit tonni bensiini, veel 3 miljonit tonni diislikütust ja umbes 1,3 miljonit tonni bituumenit. Ukraina ei piirdunud sellega. 20. mail tabasid veel droonid teist Lukoili rafineerimistehast Nižni Novgorodi piirkonnas, mis on üks Venemaa suurimaid linnu. Umbes 450 kilomeetrit ehk 280 miili Moskvast ida pool asuv tehas töötleb aastas umbes 17 miljonit tonni naftat, mis teeb sellest Venemaa suuruselt 4. naftatöötlemistehase. See on ka suuruselt teine bensiinitootja, kuid pärast rünnakut tuli tootmine peatada, kuna peamine CDU sai kahjustada. See üksainus CDU vastutab umbes poole tehase koguvõimsuse eest, mis teeb 190 000 barrelit päevas. Pärast rünnakut avaldatud piltidel ja videotes oli näha suurt tulekahju ja nähtavaid kahjustusi CDU struktuurile, mis avaldas Venemaa raskustes olevale energeetikasektorile veelgi suuremat survet. Ja kui Venemaa arvas, et ta saab korraks hinge tõmmata, siis ta eksis rängalt. Vaid päev pärast eelmist rünnakut toimus veel üks rünnak juba teises piirkonnas. 21. mail tabasid droonid Rosnefti omanduses oleva Sizrani rafineerimistehase peamist CDU-d Samara piirkonnas. Seesama CDU töötleb 70% tehase võimsusest ning pärast rünnakut tuli see sulgeda. Remont peaks kestma vähemalt 6 aega. See rafineerimistehas töötleb tavaliselt umbes 170 000 barrelit naftat päevas, et toota igal aastal 1,5 miljonit tonni diislikütust ning tohutul hulgal bensiini ja kütteõli. Kuid vähemalt praegu ei tegele see tehas sellega üldse. Ja Ukraina maikuu kaos polnud veel läbi. 25. mai ööl kinnitas Ukraina relvajõudude kindralstaap oma 7. eduka naftataristu rünnaku sel kuul. Seekord keskendusid nad naftabaasile, täpsemalt Belotsi baasile Vuhnetša linna lähedal Brjanski oblastis, vaid mõnekümne kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Võimeline hävitama üle 40 000 tonni naftatooteid on see asukoht Venemaa sõjaväe jaoks ülimalt tähtis. See on koht, kus Kreml hoiab suuri kütusevarusid, mis lähevad otse veokite kolonni, varustades eesliini üksusi sellistes kohtades nagu Kursk ja Belgorod. Elanikud teatasid plahvatustest ja suitsust, mis täitis depoo kohal taeva ning esialgsed hinnangud viitavad sellele, et vähemalt 3 mahutit ja torujuhe said kahjustada. Täpselt samal ajal hävitasid Ukraina kaitsejõud ka mitmeid teisi sihtmärke teistes kohtades, näiteks laskemoonalao Krimmis ja suurtükiväelao Donetskis. Kuid just Belzi depoo oli ilmselt kõige olulisem, sest see tähendab, et palju vähem kütust jõuab nüüd Vene üksusteni, kes on hakanud just sellele kohale lootma. See omakorda kahjustab Kremlile alluva armee üldist liikuvust, sest nad peavad ootama ja oma järgmisi samme edasi lükkama, kuni hädavajalikud varud leitakse mujalt. Iga päev mõjutab see ka venelasi, sest mitmed allikad näitasid, et päev pärast rünnakut tõusid kütusehinnad piirialadel kohe märgatavalt. Üksikute juhtumitena, eraldiseisvate rünnakutena ei avaldaks sellised sündmused iseenesest tingimata suurt mõju. Venemaa suudab toime tulla sellega, kui 1 või 2 tema suuri rafineerimistehaseid peavad ajutiselt töö katkestama ning saab hakkama ka logistiliste väljakutsetega, kui mõni kütuselaohoone süüdatakse. Kogumis ei suuda Venemaa aga loota, et ta tuleb toime kõigi nende rünnakute laastavate tagajärgedega, eriti kui need toimuvad nii lühikese aja jooksul üksteise järel. Venemaa naftatootmise tase langeb ohtlikult ja enneolematult madalale ning kui vähem naftat töödeldakse, mõjutab see kõike. Tankid ja teiste sõidukite jaoks ei jätku kütust ning neid ei saa kasutada rindejoone rünnakuteks. Varustust, nagu toit ja laskemoon, ei saa toimetada sinna, kuhu vaja.
Kogu sõjategevus on sunnitud aeglustuma ja soikuma, mis annab Ukraina vägedele rohkem võimalusi, sest neil pole samasuguseid kriise ning nad saavad rünnata Vene rinde nõrku kohti ja sundida vastast taanduma. Samal ajal on Venemaal ka vähem naftat eksportida. See tähendab, et riigikassasse laekub vähem tulu, mis omakorda tähendab vähem raha kõige jaoks, mida on vaja sõja jätkamiseks, nagu droonide ja laskemoona tootmine, hangete tegemine, värbamine, palgad ja nii edasi. Ja nõrgema majandusega halveneb kõik muu, alates haridusest kuni tervishoiuni ja palju muudki. Riik on juba praegu ohtlikus seisus, kuna Vene avalikkus näeb oma elukvaliteedi järsku langust sõja tõttu ning olukord läheb ainult hullemaks, kui need naftarünnakud jätkuvad. Sellest ei ole väljapääsu, pole kiiret lahendust, pole vastumeedet. Ukraina on tõestanud, et suudab rünnata kus ja millal tahab, jättes endast maha täieliku kaose ning Venemaa on näidanud oma täielikku võimetust end kaitsta. Vene presidendi Vladimir Putini sõda Ukrainas ei ole 2026 aastal just plaanipäraselt kulgenud. Pärast seda, kui ta oli Ukraina linnu allutanud tapvale pommirünnakute kampaaniale, mis põhjustas miljonitele elanikele suuri elektri- ja veekatkestusi läbi kibeda külma talve, lootis ta jätkata suure kevadpealetungiga. Aga see pealetung on leebelt öeldes toppama jäänud. Viimastel kuudel on Ukraina vastu hakanud. See pole mitte ainult peatanud Vene pealetungi olulistes suundades, vaid üha rohkemate allikate sõnul on Ukraina tegelikult pärast enneolematuid võite tagasi vallutanud märkimisväärseid alasid. Samal ajal on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kaugmaa sanktsioonide kampaania, mis tähendab drooni- ja raketirünnakuid sügavale Venemaa territooriumile muutunud intensiivsemaks, nagu ka nende põhjustatud kahjud. Asjad lähevad selgelt kuumaks nii rindel kui ka selle taga, eriti venelaste tagumike all. Siin on viimased arengud ja mida need meile sõja edasise käigu kohta räägivad. Oma tavapärases õhtuses pöördumises reedel 22. mail ütles Zelenski, et Ukraina positsioonid rindel on viimastel kuudel märkimisväärselt tugevnenud. Tõepoolest, Ukraina positsioonid on nüüd tugevamad kui varasematel aastatel. Aasta algusest alates on vabastatud ja taas kontrolli alla võetud 590 ruutkilomeetrit ehk umbes 228 ruutmiili meie territooriumist. See suundumus ei ole kindlasti okupantide huvides. Me jätkame Vene elavjõu hävitamise määra suurendamist. See koos igasuguste sanktsioonidega sunnib Venemaad diplomaatia kasuks otsustama, ütles ta. Samuti reedel teatas Bloomberg hiljuti deklassifitseeritud USA kaitseluure hinnangust, mille kohaselt on alates veebruarist tagasi vallutatud umbes 154 ruutmiili territooriumi. Mõni päev varem hindas Sõjauuringute Instituut, et ainuüksi aprillis vallutati tagasi umbes 44,8 ruutmiili territooriumi. Kokkuvõttes viitavad need arvud sellele, et territooriumi tagasivallutamise tempo kasvab. The Economisti sõjajälgija kinnitas Ukraina edusamme, teatades, et kogu 2026 aasta jooksul on tehtud väikeseid, kuid olulisi edusamme, suurimad alates 2023 aastast. See on õiglane, arvestades jõupingutuste ulatust, mida Ukraina vajab kogu selle Venemaa poolt okupeeritud territooriumi vabastamiseks. Selle territooriumi täpse koguse määramine on keeruline. Siiski peetakse seda üldiselt umbes viiendikuks Ukraina kogu territooriumist, ligikaudu 45 000 ruutmiili. Nii et 154 ruutmiili 4–5 kuuga on hea algus, kuid minna on veel väga pikk tee. Suur osa raskusest kontrollitavate alade täpse kaardistamise juures seisneb selles, et rindejooned muutuvad iga päev. See on vältimatu, arvestades operatsioonide ulatust, umbes 680 miili pikkusel lahinguliinil. 2025 aastal teatas Ukraina kaitseministeerium, et aasta jooksul registreeriti 61 605 lahingu kokkupõrget, keskmiselt umbes 169 lahingut päevas. Aasta kõige intensiivsem päev oli 28. november, kui registreeriti 311 lahingu kokkupõrget vaenlasega. Droonide laialdane kasutamine on samuti tähendanud, et 10 miilid mõlema poole eesliinist tagapool on sisuliselt muutunud tapatsoonideks, kus iga liikumine võib olla surmav. Selle tulemusena on mõlemad pooled suures osas loobunud traditsioonilistest rünnakutest, mis põhinevad soomuskolonnidel. Selle asemel tegutsevad mõlemad pooled peamiselt väikeste sissijõudude jalaväeüksustega, kes suudavad sageli tungida miilide kaugusele vaenlase positsioonide taha. Seal saavad nad sisse kaevuda ja neid positsioone kaitsta tehniliselt vaenlase tagalas, kus varustuse ja laskemoona toimetamine toimub droonide abil. Nii et paljudes rindelõikudes, kuigi üks pool võib üldiselt kontrolli omada, on tegelik olukord maapinnal palju segasem. Neid alasid ei nimetata asjata hallideks tsoonideks ega sõjaudu all olevateks piirkondadeks. Sa ilmselt tahad väga teada, kus täpselt Ukraina on edasi liikunud.
kuigi erinevates raportites pole täpselt täpsustatud, millise territooriumi Ukraina on tagasi vallutanud. Suures osas, arvestades praeguste rindejoonte kiiresti muutuvad hallitsooni iseloomu, on konkreetsete kontrollialade määratlemine pikemaks ajaks üsna mõttetu ülesanne. Sellegipoolest täpsustas ISW hinnang mitmeid laiemalt määratletud piirkondi, kus edusamme saavutati. Alates 2025 aasta novembrist vabastasid Ukraina kaitsejõud suure osa Kupjanskist Harkivi oblastis. 2026 aasta talve ja kevade jooksul vallutasid nad tagasi üle 154 ruutmiili Lõuna-Ukrainas ning alates 2026 aasta aprilli lõpust on nad taas vallutanud mitu asulat Lääne-Zaporižja oblastis. Nagu võite arvata, räägivad venelased hoopis teistsugust lugu. Kuu aega tagasi, 21. aprillil, väitis Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov, et Vene väed on 2026 aastal vallutanud 80 asulat ja üle 1000 ruutmiili Ukraina territooriumi. Ainult märtsis ja aprillis ütles ta, et Vene väed on vallutanud 34 asulat ja umbes 270 ruutmiili. Mis puudutab üksikasju, siis Gerassimov väitis, et vallutatud territoorium hõlmab viimased asustatud asulad Luhanski oblasti ribal, mis oli veel Ukraina kontrolli all, ning geolokatsiooniga videomaterjal näib seda kinnitavat. Ta lisas, et Vene väed liiguvad edasi mitmel rindel, luues tema sõnul turvatsooni Ukraina Sumõ ja Harkivi piirkondades. Tema väitel hõivati nendes piirkondades märtsis umbes 15 asulat ning aprillis lisandusid Harkivi piirkonnas Vovtšanski, Kotori ja Žõbina asulad. Ta väitis samuti Hersoni ja Pavlivka vallutamist Donetski oblastis ning Boikova, Luhivska ja Veseljanka hõivamist Zaporižja oblastis, samuti muid edusamme. ISW lükkas need väited kohe ümber. Nad väitsid, et tema viimaseid väiteid ei toeta avatud allikad ega isegi Venemaa-meelsed sõjablogijad. Isegi kõige heldemad hinnangud Venemaa allikatest, nagu öeldi, viitavad sellele, et Vene väed on Ukraina territooriumile edasi liikunud või sinna imbunud mitte rohkem kui 276 ruutmiili ulatuses. Aasta algusest alates on veidi üle 40% Gerassimovi väidetest tõesed ning osa neist väidetest on kahtlased. ISW enda arvestuse kohaselt, mis põhineb avatud allikate andmetel, olid Vene väed 2026. aasta jaanuarist kuni 21. aprillini edasi liikunud vaid 147 ruutmiili ja vallutanud 13 asulat. Nad ütlesid, et alates 1. märtsist olid Vene väed vallutanud vaid 2 asulat ja tegelikult kaotanud rindel 23 ruutmiili. ISW ütles ka, et Gerassimov oli mitmes teises rindelõigus Vene edusamme liialdanud. Ta väitis, et Vene väed olid jõudnud Kramatorskist 4,35 miili ja Slovjanskist 7,45 miili kaugusele. Kuid isegi kõige optimistlikumate Vene allikate kohaselt asuvad Vene väed Kramatorskist vähemalt 5,6 miili ja Slovjanskist 8,7 miili kaugusel. Need kaugused asetaksid mõlemad linnad siiski droonirünnakute ulatusse, mis näibki olevat nii. Koos rängalt rünnatud Konstantinivka linnaga moodustavad need 2 linna Donbassi viimased tugevalt kindlustatud ja asustatud piirkonnad, mis on endiselt täielikult Ukraina kontrolli all. Sellegipoolest järeldab ISW, et Gerassimovi liialdused on tõenäoliselt katse varjata seda, mida nad nimetasid Venemaa sõjaväe pettumust valmistavaks edusammude puudumiseks 2026. aasta kevad-suvise pealetungi ajal. Tegelikult on Ukraina edukate vasturünnakute tulemusena, ISW sõnul, Vene väed pidanud mitmes rindelõigus oma tegevust vähendama suurte kaotuste tõttu. Need rünnakud koos visakaitsetegevusega on sundinud Vene vägesid kulutama rohkem ressursse pelgalt selleks, et jätta mulje pidevast edasiliikumisest rindel. Samal ajal hindavad nad, et kasvavad kaotused ja aeglasem värbamine ohustavad Venemaa tavapärast taktikat saata lahingusse järjestikuseid rünnakulaineid ja infiltreerumisgruppe suure intensiivsuse ja kõrge hinnaga. Aga see oli kuu aega tagasi ja nagu me teame, võib Ukraina lahinguväljadel vaid 1 kuuga palju muutuda. Praegu on üks piirkond, kus mõlema poole sõjablogijad näivad nõustuvat, et Ukraina teeb tõsist edusamme. Zaporižja lääne- ja lõunaosa, sealhulgas Venemaa poolt okupeeritud alad otse lõunas. Peamine Vene pealetungisuund Zaporižjas viimase aasta jooksul on olnud idas, kus oblast piirneb Dnipropetrovski ja Donetski oblastitega. Olles suures osas ukrainlased välja tõrjunud võtmelinnast Huljupolast, on nad püüdnud aeglaselt liikuda edasi viimase suurema lõunaosas asuva linna poole, mis on endiselt kindlalt Ukraina kontrolli all, Orihhiv. Kuid oblastis asuv tõeline auhind on kaugel läänes, Zaporižja. Siin peatusi ja uusi algusi täiskampaanias, mida iseloomustasid tohutud kaotused lakkamatu Ukraina droonirünnaku tõttu, õnnestus neil lõpuks aeglaselt liikuda põhja poole mööda M18 maanteed. Lõpuks õnnestus neil vallutada osa Stepnohorskist ja läheneda Pavlivkale.
Selle piirkonna kindlustamine annab neile platvormi rünnata Primorskat, Malakatenivkat ja Veseljankat, mis on viimased suuremad asulad enne linna ääreala. Esmalt nurjasid ukrainlased pealetungi ja nüüd suruvad nad tugevalt vastu. Kuigi andmete kohaselt on ukrainlased Stepnohorsk täielikult tagasi vallutanud ja tegelevad praegu vastupanu viimaste koldete puhastamisega Pavlivkas. Järgmisena või täpsemalt öeldes allapoole, kuna nad liiguvad lõuna suunas, on sihtkohaks Kamjanska. Kui ukrainlased suudavad Kamjanska vallutada, avaneb tee olulise tähtsusega Vassilivka linna poole. Vene analüütikud närivad selle võimaluse peale küüsi. Koos teiste arengutega piirkonnas kardavad nad, et see Ukraina pealetung võib olla osa palju tõsisema olukorra ettevalmistusest, Enerhodari tagasivallutamisest, kus asub Zaporižja tuumaelektrijaam. See tuumaelektrijaam on üks enim vaidlustatud kohti Ukrainas ning suur komistuskivi kõigis seni tehtud katsetes sõja lõpetamiseks rahulepet saavutada. Venelased hõivasid selle 2022. aasta esialgse sissetungi ajal ja on seejärel ühendanud selle Venemaa elektrivõrguga, kus see on peamine elektriallikas okupeeritud aladele. Ukraina nõuab seda loomulikult tagasi. Venelased keelduvad sellest loomulikult. Erinevaid kompromisse on välja pakutud. Vaidluseta kõige paljulubavam neist, kui Ukraina ei suuda lõpuks Venemaad okupeeritud aladelt välja tõrjuda, on võimu jagamise kokkulepe, mida võib-olla haldab kolmas osapool, näiteks USA. Kuid nagu paljude teistegi peamiste erimeelsuste puhul kahe poole vahel, pole seni ükski lahendus püsima jäänud. Lihtsalt kiire meeldetuletus, kui sa pole seda veel teinud, siis telli kanal. Sõjasaates anname igapäevaseid ülevaateid maailma tähtsamatest sõjalistest arengutest koos tipptasemel analüüsiga, mis selgitab, mida need arengud tähendavad. Vajuta tellimisnupule, et sa kunagi midagi maha ei magaks. Vene analüütikud kardavad nüüd, et Ukraina pealetung Stepnohorskist Vassilivka suunas on tegelikult suunatud tee puhastamisele rünnakuks Enerhodarile, et idast tuumaelektrijaam tagasi vallutada. Selle pealetungi ajal väidetakse, et Ukraina väed ületavad Dnipro jõe põhjast, luues kahe harulise rünnaku, mida on raske maha suruda. Kuid see pealetung linna idaküljel ei ole ainus märk sellest, et piirkonnas võib midagi suurt toimumas olla. Vene analüütikud juhivad samuti tähelepanu Ukraina võimude poolt hiljuti antud kohustuslikele evakuatsioonikäskudele Nikopoli linnas ja selle ümbruses. See asub Dnipropetrovski oblasti selles osas, mis jääb Zaporižjast läände, oblasti keskus, mida kohalikud hellitavalt nii kutsuvad. Nikopoli rajoon on tuumaelektrijaamast vaid umbes 4 miili kaugusel, kuigi teisel pool Dnjeprit. 12 mailis piirkondlik sõjaväe administratsioon korralduse, et kõik 28 lastega peret Novokievkas ja Ilinkas Maranetsi lähedal ning Vichy Tarasivkas Marivka lähedal, samuti 1 tänavaelanikud Maranetsi külas ja 100 tänavaelanikud Nikopolis peavad kuu aja jooksul evakueeruma. Ametlikult on see selleks, et päästa elanikkond tugevneva Vene suurtükitule ja pommitamise eest. Mitteametlikult avaks evakuatsioon otsese tee pealetungiks Enerhodarile. Samal ajal on Ukraina väed viimastel nädalatel muutnud Enerhodari lõunaosas asuva olulise M44 maantee Vene logistika jaoks tõeliseks põrguks. See ei ole lihtsalt suvaline maantee. Venelaste poolt tuntud kui RR 218. Avtorodovskaja maantee kulgeb see ida-lääne suunas ning ühendab Venemaa mandriosa Krimmi, okupeeritud Hersoni ja Mykolajiviga läänes ning idarindega. Seda on kirjeldatud kui eluteed, mida kasutavad nii tsiviilisikud kui ka sõjavägi ning see on olnud Vene varustuse, kütuse ja juhtimispunktide jaoks oluline logistiline koridor, kuid enam see nii ei ole. Nagu paanikas Vene ajakirjandus kinnitab, on eluteest viimastel nädalatel Ukraina droonide ja rakettide pidevate ja intensiivsete rünnakute all saanud surmatee. 21 mail avaldatud kaadrid näitavad tee ääres kasvavat hävitatud sõidukite kalmistut. Järgmisel päeval avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad samuti, kuidas Ukraina väed ründavad Vene veokeid H-20 Mariupoli Donetski maanteel, mis on lähedal asuv maantee ja mida Ukraina väed on viimastel nädalatel oluliselt takistanud. M14 maanteel on olukord muutunud nii ohtlikuks, et Hersoni oblasti Vene okupatsioonivõimude juht Vladimir Saldo oli sunnitud eelmisel nädalal välja andma määruse, mis piirab kaubaveokite liikumist ühel M14 lõigul. See pretsedenditu samm, mille puhul on erandid vaid sõjalistele ja esmatarbekaupadele, on otsene tunnistus sellest, et maantee on muutunud tavapäraseks transpordiks liiga ohtlikuks. Loomulikult häirivad need löögid Vene logistikat ja muudavad varustamise rindel ning üldiselt ka Krimmis keerulisemaks. M14 on peamine maismaatee, mis ühendab poolsaart okupeeritud aladega. Aga kui Ukraina plaanib ootamatut rünnakut Enerhodari tagasivõtmiseks, siis toimuvad need täpselt selles piirkonnas, kus Ukraina sooviks takistada venelaste katseid tuua täiendusi. Praegu peame rõhutama, et see kõik on vaid spekulatsioon. Ukraina poolelt on väga vähe viiteid sellele, et Enerhodari vastu oleks pealetung plaanis. Samas on see täpselt see, mida ootaksid ees ootava üllatusrünnaku puhul.
Ukraina tegi vea, kui kuulutas 2023 aastal laialdaselt välja oma kavatsuse korraldada suur vastupealetung, andes venelastele aega edukaks kaitseks valmistuda. Kuid võib-olla on nad oma veast õppinud. Täielik vaikus eelnes Ukraina järgmisele suurele pealetungile, sissetungile Kurskisse 2024 aastal, mis tabas venelasi täieliku üllatusena. Seega, kui peaks toimuma ootamatu Enerhodari pealetung, on viimased inimesed, kellelt te sellest esimesena kuuleksite, oleksid Volodõmõr Zelenskõi või tema ülemjuhataja Oleksandr Sõrski. Samuti on võimalik, et pealetung läbi Stepnohorski, evakuatsioonikäsud Nikopolis ja eriti M14 rünnakud on lihtsalt osa Ukraina laiaulatuslikest ja tõhusatest strateegiatest aastaks 2026, nagu ISV rõhutab. Instituudi andmetel on Ukraina väed viimastel kuudel oluliselt tõhustanud oma keskmaa rünnakuid ja lahinguväljal tehtavat õhust tõkestamist, põhjustades lahinguväljal ahelreaktsioone ja takistades Vene edasitungi. Need rünnakud on andnud tõuke ka Ukraina edasiliikumisele maastikul, kuid nende edusammude juures on veel üks oluline tegur, mis üllatas venelasi täielikult. Nende Starlinki ühenduse katkestamine. See varem mainitud deklassifitseeritud USA kaitseluure hinnang toob selle sammu välja kui Ukraina edu võtmeteguri. 2026 aastal. Starlink on Ukraina operatsioonide keskmes nii rindel kui ka kaugmaa rünnakute juhtimisel, kuid venelastele see kättesaadav ei ole. See pole aga takistanud venelasi hankimas tuhandeid ebaseaduslikult sisse toodud Starlinki terminale ning muutumast nende suhtes üha sõltuvamaks. See süsteem aitas lahendada pikaajalisi sideprobleeme, võimaldades koordineerida vägede liikumist, droonide tööd ja suurtükitule sihtimist. Kuid see kõik lõppes järsult veebruaris. Koostöö SpaceXiga, mis on Elon Muski ettevõte ja haldab seda võrku, kehtestasid Ukraina meeskonnad geograafilised piirangud, mis lülitasid lahingutsooniis töötavad volitamata terminalid välja. Rindeuudiste pühendunud jälgijad märkasid mõju Vene operatsioonidele peaaegu kohe. Nüüd on USA luure seda kinnitanud. Mõju suurenes veelgi, kui venelased ise endale jalga tulistasid, piirates sõnumirakenduse Telegram kasutamist. Rakendust on laialdaselt kasutatud Starlinki mitteametliku asendajana nende enda nappides sidesüsteemides. Rakenduse piirangud on Venemaal äärmiselt ebapopulaarsed ja võib väita, et need on muutnud Vene avalikkuse Putini sõjaolukorra suhtes rahulolematumaks kui ükski teine tegur. Ja kui üldsus on rahulolematu, siis võite ette kujutada, kui vaimustuses on Vene sõdurid rindel, kes on pideva Ukraina droonirünnaku all sellest arengust. Nii Starlinki ühenduse kui ka sõnumiplatvormide ligipääsu kaotus halvas oluliselt maapealset koordineerimist, põhjustades otsesegadust üksuste vahel ja katkestades käsuliinid. Mõnda aega olid sotsiaalmeediakanalid täis Vene sõdurite nurinad Starlinkide kaotuse üle. Üks filmiti, kuidas ta oma vastuvõtjat jalaga lõi ja teine kasutas oma seadet söögilauana. Mõned pöördusid abi saamiseks avalikkuse poole. Üks ütles, et ühe ööga langesime täielikult kiviaega. Ukraina kasutas seda kaost ära ja liikus jõuliselt edasi. Kuigi Ukraina võimud tunnistavad Starlinki väljalülitamise rolli Ukraina 2026 aasta edusammudes, vaidlevad nad vastu, et see oleks nende edu ainus põhjus. Operatsioon Lõunas algas kuu aega enne Starlinki otsust, teatas Zelenskõi, viidates sellele, et see oli vaid üks osa suuremast raamistikust. Endine digitaalse transformatsiooni minister ja praegune kaitseminister Mihhailo Fedorov nõustus temaga, öeldes, et Starlinki terminalide piirangud koos keskmaa ründedroonide kasutamisega aitasid kaasa initsiatiivi pöördumisele Ukraina kasuks. Venelastel kulus paar kuud, et mingisugune lahendus leida, kuid on märke, et nad hakkavad seda silmatorkavat haavatavust kõrvaldama. Alustuseks on nad kokku pannud LTE modemite ahelaid, Wi-Fi sildu, releejaamu ja mesh-võrke ning need suhteliselt madala tehnoloogiaga mesh-võrgud hakkavad muutuma tüütuks. Mesh-võrgu modemid võimaldavad operaatoritel juhtida droone märkimisväärselt pikemate vahemaade taha, moodustades õhus sideahelaid, mida on raskem häirida ja mis suudavad andmeid ümber suunata, kui mõni droonidest taob. Asja teeb hullemaks see, et Venemaa on rajanud releejaamad üle piiri Valgevenesse, mis võimaldavad droonidel säilitada ühendust, kui nad lendavad üle Ukraina territooriumi. Võib-olla veelgi kõnekam on see, et Venemaa lasi hiljuti orbiidile esimesed satelliidid, millest peaks lõpuks saama nende enda Starlinki analoog. 23. märtsil viis Vene ettevõtte büroo 1440 madalale orbiidile uue Rassveti satelliidivõrgu esimesed 16 lairiba internetisatelliiti. See on esimene samm infrastruktuuri rajamisel, mille eesmärk on 2030 aastaks koosneda vähemalt 300 satelliidist. Kuigi Venemaa esitleb seda süsteemi peamiselt tsiviiltehnoloogiana, mis sarnaneb Starlinkiga, on sel selgelt kahekordne kasutusotstarve. Ja arvestades Venemaa probleeme pärast Starlinki ligipääsu kaotamist, viitab käivitamise ajastus selgelt sellele, et prioriteediks on nende probleemide lahendamine. On märke, et see hakkab juba mõju avaldama.
Starlinki kvaliteediga videopildid nende kaugdroonidelt on hakanud ilmuma. See on suur edasiminek võrreldes tavaliselt eralisema pildiga, mida need droonid toodavad. Millist mõju nende uute tehnoloogiate kasutuselevõtt avaldab, on veel vara öelda. Võib-olla võimaldavad need Venemaal initsiatiivi uuesti enda kätte haarata. Või võib-olla pühib Ukraina kasvav pealetung need lihtsalt kõrvale, kui ebaolulised. Loomulikult hoiame silma peal ja anname teile teada. Seega kindlasti tellige kanal, kui te pole seda veel teinud. Senikaua vaadake seda videot selle kohta, kuidas Ukraina ehitab robotarmeed, et edasitungi veelgi jätkata. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!